Tervist, podcast 442, episood 209, räägime nagu alati Eesti jalgpallist ja minu vastas siis meie projekti kõige vihatum saatejuht Brandon. Väga meeldib. Meie projekti kõige armastatum saatejuht Maarjo. Ai, no tere! Minu nimi on endiselt Ivan ja täna on siis kiired teemad. Näeme teiega tegelikult aastal 2026 juba, nii et head uut aasta kõigile. Ja head uut aastat. Me küll ise salvestame seda enne aastat 2026, nii et tegelikult nagu ma ka enne eetrit rääkima, võib-olla see ei jõuagi eetrisse, kuna maailma lõpp tuleb. Jah, mine sa tea, et selles mõttes, et ei tahaks muidugi seda eluteekonda küll nagu nii negatiivsete toonidega lõpetada, et loodetavasti ikka üks aasta tuleb veel. Aga okei, mis me meelde tuletas kõigile, Hype nupp on aktiivne, kuna see on offline video. Alustame ikkagi aastat ühe väikse like'iga ja see teeb meid rõõmsaks ja Brandonit jutukamaks. Nii, kohe olulistel teemadel, kuna eelmine nädal me ei saanud sellest rääkida, sest eelmise nädala episood oli ette salvestatud oluliselt pikemalt, kui see asi toimus, nii et ma tegelikult annaksin üldse hea meelega teile praegu üldse jutu järjekorra fänniturniir aastalõpu turniiri raames. Mõlemad osalesite, alustame muljetest. Alusta Maarjo, sina enda muljetest. Ikka alati kaotaja peab alustama, et kuigi siin pildi peal me näeme, et sinu ikkagi võib-olla tõesti ikkagi võitjatega. Aga ei, tore on, mulle meeldib see traditsioon, et ega meie sinna nagu sporti tegema ei läinud ja seda tulemus ka näitas, aga fänniturniiri me võitsime, mis oli, ma arvan, selle sündmuse üks tähtsamaid aspekte ikkagi meie jaoks ja võitsime siis sellise võib-olla mitte nagu justkui toetuslauluga, vaid Eesti jalgpalli poliitilise lauluga äkki siis, et mis tegi ikkagi südame soojaks, et austusväärsed kohtunikud ka hindasid sellist repertuaari. Ja nagu oota, ärme nüüd kuradi, mis laul see oli ? Eesti jalgpalli probleemidest kirjeldas meie laul. Mingi lause. Jalgpalli juhtimisprobleemidest. Me tahame lauseid. Oi, sa paned mind nii keerulisse olukorda. Ei, mis asja on, mis keeruline olukord? Enda podcastis ja sa oled keerulises olukorras. Ei, laulu koha pealt ma olen keerulises olukorras. Sa ei mäleta seda? Ma ei mäleta neid täpselt sõnu, see oli ju spetsiaalselt selleks ürituseks. Ei olnud minu sõnad. Juhu ei olnud suurem. Aivar Poolak korruptant oli näiteks üks rida. Oli jah. Oli näiteks. Ja ütleme, ühesõnaga selleks täpselt, aga ütleme, see oli selline ühiskonna kriitiline või siis jalgpalli kriitiline sõnum, mida me edastasime. Ja nagu siit pildilt näha, siis saime ka jalgpallimeedias siis võib-olla mitte nii-öelda sportlikel printsiipidel, vaid emotsioonidest tulvil mäng oli Flora Kalju fännide lähing. Kas sa tõesti, sa ütlesid, et ei läinud sporti tegema, mida ma austan ja ma usun, see on õige asi, kuidas teha, aga ikkagi Kalju Flora mäng just seal ikkagi nagu võidutahe mõlemal pool oli. Ja ei, see kui ma ütlen, et me ei lähe sporti tegema, see ei tähenda seda, et ükskõik kellega me mängisime, et me sinna nagu konkreetselt rolli läksime mängima, et me andsime endast parima, mis tolles olukorras anda oli ja sellega nagu see tulemus piirdus, et nüüd keegi kellegi peale ei solvunud või kedagi nii-öelda väljakule sellepärast ei panemata ei jäetud, et ta võib jalgpalli liiga hästi ei oska mängida, et meil said kõik mängida, kes tahtsid, enamus nendest jalgpalli aktiivselt ei mängi, pole aastaid mänginud, et selle pealt ma mingit sportlikku resultaati nagu ei oodanudki. Aga loomulikult, kui on selline mäng ja võib-olla seal on ikkagi turniiri jooksul ka mõned siuksed joovastavad joogid tarbitud, mis emotsiooni veel võimendavad ja kui kohtunikud ka kaasa ei aita sellele emotsioonide kontrolli all hoidmisele, siis võivad teinekord tunded keema hakata. Kas fänniturniiril ka olid Kalju vastu kohtunikud? Jah, lühike vastus jah, et mine seda ju selles mõttes, et kuhu me oleks välja purjetanud, kui kohtunikud oleks abistanud meid. Nii, küsime siis tasakaaluks või ma ei tea vastukaaluks, või tegelikult ma ei tea, millele siin vastukaalud on. Brandon, sinu muljed turniirist? Ei, positiivselt selles mõttes, et see on iga aasta selline lahe kokkutulek ja saad natukene jalgpalli mängida ja keha hirmsasti valutis järgmine päev, aga oli seda väärt. Te mõlemad väravas või mis te kukkumisest? Ei, see on nii pehme väljak ja arvestades meie võistkondi, siis meil oli tõenäoliselt kõige rohkem tööd. Võib-olla Levadia väravat välja arvata, aga seal vist väravate vahe järgi läks kõik sisse. See oli vaja ainult välja korjata neid palle. Aga see oli täitsa ulme, ma räägin, isegi, ütleme, kes ei ole sellel väljakul mänginud, siis ta võib-olla isegi ei oska samastada, et okei, kui sa oled füüsiliselt kehvas vormis, siis sul igal pool on raske. Aga isegi need inimesed, kes muidu teevad, ma ei tea, mingid käivad jooksmas või teevad jõusaali aga kui nad jalgpallitrenni teinud ei ole,
siis pärast seda väljakut on nagu reaalselt kõik mängijad on mitu päeva on niimoodi, et on liikuda veel võimalik, mul oli jõululauaski, ma ei saanud kuradi klaasigi tõsta enam-vähem, käed on no nii läbi lihtsalt, et oota, millest sul käed on läbi? Sa rääkisid pehmest väljakust, käed on läbi. no kuule, nii palju tõrjeid, käed jäävad enda alla, näpud tagurpidi, mul kuradi mingi mõra on näpus umbes sees, et kusjuures nägin Mario poolt avamängus ka ühte suurepärast tõrjet, et täitsa karpi lahti, et kas ma üldse olen kunagi teda selliseid liigutusi tegemas näinud, aga sellega ta heaks ka rauges. no ütleme, varem kui mitte kunagi. tõsi, selles mõttes, et müts maha, jah. No väike intsident oli ka, äkki kommenteerite ka, muidu tuleb, ma ei tea, kõmblus politsei siia järgi, et no ma arvan, et härra Priit Riismann peaks väga sügavalt mõtlema, et kas see turniir on talle, et selles mõttes, et eelmine aasta lendasid toolid, nüüd lendavad küünarnukid, et kui ikkagi nagu ei suuda nagu nii palju ennast talitseda, siis ma arvan, et varem või hiljem keeb keegi teine tema vastu ja see on pahandus. No ma ütlen nii palju, et mulle teadaolevalt keegi kriminaalsüüdistust teineteise vastu esitanud ei ole, nii et järelikult läks üritus väga hästi, et isegi kellelgi silmi olnud sinine ja lugid olid lahti ja hambad olid käes, et käib asja juurde, ütleme selles mõttes, et loomulikult mina võib-olla mängijana ka ütlen, et okei, sul on võib seal mingid emotsioonid olla, aga võistkond ei saa alt ka vedada punaste kaartidega, et vaatan võib-olla sellise sportliku poole pealt, et see, kui seal pärast keegi paneb natuke rinnad kokku ja võib-olla õleklaasi taga ka natuke arutab asja, ma arvan, see käib asja juurde, et ma sealt nagu mingit liiga suurt probleemi ei näe, et senimaani, kui tõesti kedagi pikali maha ei lööda seal ja silmas sinised ei ole, siis on okei minu arvates. Seal lihtsalt ei tabanud õiget kohta võib-olla, aga pean ütlema, et meie taktika toimis, sest me teadsime, kuidas Riismann käitub ja me heitsimegi oma taktika sellel üles, et vähemalt 2 minutit saame enamuses mängida, aga mees otsustas, et annab meile kohe rohkem, tead. Aga kas punane ei anna ju seal ikkagi rohkem 2 minutit? Punasega lihtsalt läheb välja, aga 2 minutit jääb, aga lihtsalt teine vend tuleb sisse. Aga Riismann on seal võistkonnas üks nendest vendadest, kes võib olla natukene vahel ka saab pallile pihta, et pingid on lühikesed meil selles mõttes, et jah, selles mõttes meil taktika toimis, aga jah, lihtsalt nagu ma ei tea, päris korralik mõttekoht all, et me just veel niisama huvi pärast Kareviga vaatasime eelmise aasta turniiri mingeid mänge üle nagu turniiri hommikul ja siis seal oli täpselt see, kus ta läks karistuspingile, võttis tooli ja see lendas sinna kuhugi jumal teab kuhu, et nüüd on juba samm edasi, et jah, pulli peab saama, emotsiooni peab olema, ma mõtlen ma selles mõttes ka vägivalda loomulikult, see on tegelikult kõige nõmedam asi, kui mingi vend lööb sulle rusikaga näkku nagu mängu ajal, nagu see on out. Rusikaga vist päris ei olnud. Aga ükskõik on ju, aga teie mäng, see oli nagu ütleme, väga vähe oli see aasta Premier League'i mänge, kus ma oleks saanud sellist meelelahutust ja seda mängisid kõigest 10 minutit, vaata. Et kiitust see penaltiseeria ka veel otsa, penaltiseeria sai läbi, need vennad läksid veel sinna ka nagu ta mõtlesid, et ta show peab jätkuma ikka, see oli ja see kaamera ka, mis filmis, ega ta ei võtnud ju järgmiseid tiime, kaamera liikus nagu teie peale, vaata. Aga vaata, oleks see asi nagu väljaku peal lõppenud niimoodi, et tüübid on nagu näod vastakuti, aga käed püsivad all, või siis seal mingi väike tõuklemine või midagi oleks ka päris nagu saanud öelda, et emotsioon sellises mängus käib ikka kaasas, aga siuksed mingisugused löömised ja asjad nagu see, ma arvan, ei ole nagu selle turniiri teemana. Jaa, ei, ma räägin, emotsioon oli, ma arvan, ja see ongi tegelikult ju äge, et tegelikult lõpuks on ükskõik, mis asja sa teed. Kui sa ise need ajad need asjad suureks, siis need asjad võivad ka nagu ägedad olla, et ega me võiks ka seda jalgpalli seal, räägin selles mõttes, et siin võib tõesti mingite asjadele võib nagu vaadata viltu, et keeritakse natuke üle, aga need on kohati on ikkagi nagu mingid teadlikult ka asjad, et kui sa seal, võib-olla astudki natuke rohkem varba peale teadlikult ja võib-olla natuke lükkadki vastast teadlikult ja nii edasi. Jaa, aga need on niisugused rohkem mängulised asjad, et see ka selles mängus ikka tuld ja tõrv oli ju kõvasti, seal oli ju veel kaarte. See oli meelelahutuslik mäng, lihtsalt meelelahutuslik, ma saan aru see, kes seal süüdi mitte, aga kui sa saad ikka nagu emotsiooni kätte, ma arvan, et see oligi võib-olla ma ei hakka seda ütlema, sest ma ei ole kõiki mänge loomulikult vaadanud aasta lõpu turniiri, aga ilmselt see oli top 3 mäng võib-olla kogu selles atmosfääris. Ma võib-olla eksin ka, teen liiga mingitele tiimidele, kes osalesid. Aga ärme nüüd tervet aasta lõpu turniiri selles mõttes pole mõtet üle rääkida, aga legendide turniir. Aga jäi ütlemata, et penaltiseeres ikkagi sektor võitis ja Randka Reksin jälle meie oma.
Siuke pisidetail. Sellega seoses ma tahaks öelda Maarja kuule, et ära kuku 5 sekundit enne löömist. Kus juures hea tähelepanek, aga tegelikult puhtalt täiesti teadlik valik. Täiesti teadlik valik oli penaltit niimoodi ennetada, et kuna vastasvõistkonna tase on nii nõrk, et jalgpalli IQ-d seal ei ole, siis nad ei oska ju sellele reageerida ja see oli minu üks väheseid võimalusi üldse, kuidas nende pallile küündida, see peab juba enne lööki olema see valmis. Kahjuks ma olin liiga valmis seal, et jõudsin meil palli eest otsa ära minna. Aga puhast teadlik valik jah, ei olnud seal mingit eksimust. Järgmine kord kaaluma strateegia võib-olla korrigeerimist. No vaatame, mõtleme, analüüsime. Jah, terve aasta on nüüd analüüsida, videomaterjali on olemas, et uuri tegele asjaga. Ise võtsin rahulikult ühe penalti ära ja pärast tuli välja veel, et turniiri parim väravat ka. Mida veel vaja on. Täpselt. Kuule, okei, fänniturniir oli tõesti, oli tore. Premium Liiga see legendide turniir, ma nüüd ise ei teagi, ma ei tea täpselt, mida sellega teha, et see asi nüüd nagu mingis mõttes ei häiriks või kuidagi, et võib-olla, ma ei tea, kui nimi legendid ära võtta, et siis äkki on parem, aga Brandon, ma eeldan, et teie siis ikkagi võtsite juhtkonnaga ühendust, et selliseid asju ei tohi läbi lasta või kuidas te reageerisite? Ei ole veel juhtkonnaga kontakti olnud, et meil kas tuleb mingi noot või mingisugune... Ma arvan, et meil hooajalisel kohtumisel ikka on sellistest asjadest juttu, et kas mul on õigus nagu mul tegelikult sellest suva, mida Flora fännid ja juhtkonna maal räägivad, aga kas mul on õigus, ma lihtsalt lõpetan küsimuse, saad vastata, kas mul on õigus, et teile ka päris hästi see korda ei läinud praegu, et Rimo Hunt, kes tegelikult olgem aasta ei ole Flora legend ja veel rohkem ta on Levadia legend, kes on teie vaenlane. Ta on täpselt sama palju Flora legend nagu Igor Morozov on Kalju legend, et neid näiteid oli seal minu meelest seal turniiril päris mitu, lihtsalt see Rimo näide on kõige sellisem, mis läheb jälle inimestele kõige rohkem korda, aga mina ei pea teda Flora legendiks, miks ta mängis, ma ei tea, aga mis oli nagu naljaks, et ma ei tea, kas Kaljus ja Levadias või kuskil on keegi talle ikka niimoodi varba peale astunud, et mees mängis ikka sellise isuga, et mul jäi ausalt öeldes karp lahti, et ikka väga tahtis kellegile midagi tõestada, mulle tundus. Üks asi, miks sa ei saa ikka päris Morozovit praegu võrrelda, Morozov keegi töötab Kaljus. Ma ei nimeta ka Morozovit loomulikult Kalju legendiks, aga mingis mõttes saad aru hetkel, et okei, nad töötavad. Andreev ei olnud ka ju Kalju mängijad, peatreener staabis. Jah, aga see ongi nagu see, kuidas kes nagu läheneb. Ei tööta, mitte kuidagi ei ole seotud Floraga praegu. Ma korra astun Flora kaitseks selle nurga alt välja, et mida nagu Pelle Pohlak ise avalikult ka kommenteeris, et kuidas sellised Rimo Hundi-sugused vennad üldse jõuavad. Väetalt tema oli läbi käinud umbes 60 nime, kes on siis suuremal või väiksemal vääral Florat esindanud. 60 nime umbes ütles talle ei. Et see, võib-olla meil siit nagu, ma olen ise ka varasematel aastatel nagu päris kriitiline selle ürituse suhtes olnud, et ta ei täida nagu oma päris eesmärki. Aga võib-olla seal on ikkagi mingid põhjused, et võib-olla on need põhjused, et võib-olla mingid mängid ei taha Florat esindada või on seal, ma ei oska öelda, mis põhjused seal on, et kes võib-olla ei taha lihtsalt häbistada ennast, et ei ole heas füüsilises vormis, kellel on muud tegemised, kellel on vigastused. Aga see on päris ulme number, kui see peaks nagu tõele vastama, et 60 inimest kutsuti esindama Florat, nad sai lõpuks kokku 8 nime. Ja niimoodi, Pelle ise. 9 oli. Vabandust, 9. Aga kellest võiks öelda, et nii mõnigi tegelikult on siuke päris väike nagu side Floraga esindusvõistkonnaga, et ei saa nagu kuidagi nimetada legendiks, et see võib-olla ikkagi ongi selliseid üritusi on ka mängijate mõttes ikkagi keeruline korraldada, et meie jalgpallikultuur ikkagi võib-olla ei ole nagu laiemalt ka valmis selliseks asjaks, et jah, ütleme, murekohti on sellega. Pelle tõi võib-olla ühe asjana välja, et see turniir ei ole võib-olla tõesti kõige paremal ajal ka, et seal täpselt peale jõule seal inimesed ongi laiali nagu, et siis võibki olla mõni aasta saad ilusti kokku, seal 2 viisikut pole probleemi, järgmine aasta on seal väike ikaldus. Ma ei saa aru, miks Flora suurem legend Aivar Pohlak ei tund. Näiteks vabalt oleks võinud. Kas tema oli ka nende 60 seas, kes keeldus? Seda ma ei oska kommenteerida. Ühesõnaga, point on selles, et... Minu teada viibis välismaal. Point on selles, et seda ei saa, see nagu... Sa rääkisid just, mainisid jalgpallikultuuri.
ega siuksed asjad ei arenda ka seda, ma mõtlen ausalt, kui, või noh, see on minu arvamus, kui meil klubi jalgpallikultuur ei hakka mingist otsast kuidagi nagu arenema, me võime koondise mängule ka 20 000 venda kokku kutsuda ja jalgpall nagu ei arene. Sellised asjad nagu asi ei ole isegi siin Rimo Undis, kui üldiselt ka see mulle ei meeldi, et seal Kalju mingid töötajad mängivad, on ju. Et reaalselt, ma ei tea, nimetame selle siis ümber kuidagi, teeme lihtsalt legendide lahing ja las nad teevad, ma ei tea, Vosko mingid sõbrad, Vassiljev sõbrad versus nii noh, et nii ei saa teha, vaata, nagu me praegu teeme. Ei, sellega nõus. Mitu aastat me juba nagu failime, et äkki oleks aeg nagu ümber muuta, teha seda mõistlikumaks ja need, kes tahavad, las tulevad. No. Seal tuleks võib-olla nagu nende põhivõistkondadega nagu laua taha istuda, vaadata, et kas seda aega siis tõesti nihutada sinna turniiri alguspoole või midagi sellist, et oleks sellel nagu vähe ägedam nagu maiki juures. Noh, midagi peab tegema, sest et praegusel juhul no ütleme, ka tribüünis siin näha on ju, et esiteks rahvast ei tule, ta nagu turunduslikult ei tööta, ta ei tööta nagu sisuliselt ja noh. No ja siin mõnda võistkonda poldi üldse väljas, et Paide näiteks. No kuigi Paide on varasemalt vähemalt olnud, et siin mõned tiimid nagu muutusid. Kuigi ma ise pean ütlema, et mina nüüd käisin see aasta ka vaatamas, eelmine aasta me käinud vaatamas, esimest aastat käisin ka vaatamas, et tegelikult koha peal, ma ei tea, mul on nagu äge vaadata seda, et isegi ma nagu selle nurga pealt võib-olla nii palju isegi ei mõtle, et mis seal mängijad on, mina nagu enamus mängijaid tunnen, et seda on pull vaadata, aga fakt on jah see loomulikult, et inimesteni seda asja ei ole ikkagi suudetud luua, suudetud tuua, et võib-olla sa praegu pakud mingitele mängijatele toredat ajaveetmist, aga et see nagu jalgpallile midagi nagu laiemalt ka kaasa annaks, seda ta ikkagi ei ole teinud. No see nõustud selles mõttes, see Kalju mõttes ka ei tööta, kui teil pool tiimi ei olegi nagu on töötajad, Kalju töötajad ja legendid. Sellega kusjuures ma nagu nõus ei ole, et näiteks kui mõtleme selle Nikita Andreevi näite, mis saab puhtalt nagu üks nimi, et loomulikult mängijana Levadia legend. Aga ma selle nagu põhimõttega nõus ei ole, ma ei ütle, et kas ta on hetkel Kalju legend või ta ei ole Kalju legend, et see on siuke väga subjektiivne asi, mida üldse hinnata. Aga ma ütlen vähemalt siis nii palju, et temast on potentsiaal saada Kalju legendiks olukorras, kus ta ei ole mänginud ühtegi minutit Kalju eest. Ehk siis minu jaoks näiteks ei tähenda seda, et noh, ma ei tea, kõige lihtsam näide, Brandon on Liverpooli fänn, no keegi ei kahtle, et Jürgen Klopp on totaalne Liverpooli legend, no keegi ei kahtle selles, aga ta lihtsalt on teises rollis kui jalgpallur, et Toomas Kaldma on Kalju legend, ma julgen öelda, et ja Nikita Andreev, kui ta suudab treenerina viia seda võistkonda veel kaugemale, kui ta on hetkel viinud, siis temast kahtlemata saab ka Kalju legend. No sa võtsid muidugi nendest kõige nagu parem. Ja, see oligi teadlikult lihtsalt, et seda kas seal ei olnud ka üks vend, kes pole veel tööle käinud? Ja, ei absoluutselt, ma üldse ei õigusta seda. Selles mõttes ma ütlengi, et neid näiteid on seal turniiril päris palju nagu erinevates võistkondades. Just. Et no ma ütlen, fakt on see, et selle turniiriga peab kuidagi, ei ole nii, et lähme nii tähtis ta ka ei ole, et lähme kirvestega lammutame kõik maha, lihtsalt küsimus sellest midagi peab, seal on võib-olla mingid paar detaili vaja muuta, ma ei tea, nimi, algusaeg ja kuidagi varasemalt selle mõelda ja selle nagu, mulle meeldis näiteks üks Tammeka tegi suht hästi, okei, nad alustasid natuke hilja, aga see on ka võib-olla selle algusaja probleem, et kuna see turna oli 26 või? 27, laupäeval oli jah. Ongi pärast, ju sa ei hakka 24. 25. seda turundama, on ju, ja Tammeka hakkas 26. turundama. Tegelikult Tammeka tegi väga hästi selle turniiriga, avalikustased koosseisu, on ju, tekitasid huvi, tegid videosid ja pärast turniiriga minu arust väga ideaalne, nagu nii peabki olema, võib-olla tõesti, kui see turna oleks näiteks 19. detsember, piltlikult öeldes see Tammekas hakkas mingi nädal aega enne teha vaata seda asja ja siis oleks orgaanilisem ja toimiks. Ei, see Pelle mõte selles mõttes oli nagu minu meelest väga hea, tuua ta võib-olla varasemaks enne pühi, inimesed on veel olemas, panedki selle reede või laupäeva õhtu, pärast turniiri teed seal kõikidele legendidele ühise mingisuguse afterparty kuskil, kus ongi nagu siuke pikem üritus õhtuosa ka veel, kus inimesed nagu tahavad kokku tulla, et sellest saaks teha väga ägeda asja ja võib-olla siin mõni klubigi oma välismaa legende rohkem kaasata. Just. Tegime. Nii, Brandon, on sulle tuttav järgmisena 5? Jebать, Floru, jebать. Olen kuulnud, jah. Kuidas sa suhtud, teie uus mängija on seda laulnud? Kurat, mul täna on hästi palju küsimusi sulle, aga need on ausad küsimused selles mõttes, et noh, see on nagu tegelikult ju see koht, kus nagu
mis näitab ka, kuidas fänniklubi suhtub mängijatesse, klubi juhtkonna otsustesse ja kui palju on kaasatud sellesse, et see, mis on sinu isiklik arvamus Antonovi liitumisest teiega? No minu jaoks oli see päris üllatav, et ega kui ma esimest korda mingit seda kõlakat kuulsin või lugesin, siis ega ma ei uskunud seda. Aga miks ta toodi, eks see on jälle küsimus nagu kontorile ja treeneritele, et mida temas nähakse. Et väga võõras pilt on, vaja varjumist ja ma ei ole kindel, et on võimalik varjuda. Et selles mõttes, et jah, ma ei nagu raske on nagu kommenteerida midagi. Et eks praegu... Teil hooaja eelsel koosolekul ikka palju teemasid juhtkonnaga teha. Eks neid teemasid on ikka ja kogu aeg ja neid me arutame seal. Meil õnneks on selline võimalus ja seal ka oma arvamust avaldada päris nagu suurel moel, et No selge on see, et teie arvamus seal mingil määral rolli ei mängi, et mängiga on leping sõlmitud ja Flora särkida ju see aasta kandma hakkab. Ega enam ei ole selles osas ju midagi teha, et ta tõmbab selle särgi selga ja eks siis on näha, mis see nagu, kuidas see välja kukub. Palju ta üldse seal nagu mängima hakkab. Teisiti öeldes on nüüd nagu imelik, kui ta hakkaks näiteks mingi Anti Levadia vaata, et siis on nagu ka veits veider. Tegemist on mehega, kes Levadiast lahkumisest luges Soccernetis, nii et ma arvan, et see debatt Levadia on ka kindlasti juba läbi käinud. No jah, ütleme, kui jätame selle nagu jalgpalli välise kõrvale isegi hetkel, et võtame nagu puhtalt sportlikult, siis minu meelest on see nagu sportlikult on ka selline päris nagu huvitav üleminek, et kui me mõtleme nagu Ilja Antonovi karjääri peale, et varastes 20-ndates oli ta siuke päris nagu lootustandev Eesti poolkaitse, kes oli jõudnud Eesti A-koondise algkoosseisu ja isegi mängis nagu Eesti jalgpallis nagu päris suurt rolli, siis tema karjäär kuidagi nagu nüüd ta on juba 30+, aga isegi oma nagu karjääri parimad aastad oli ta juba nagu selgelt langustrendis ja nüüd sa võtad nagu mängija Eesti esiklubisse, kes on põhimõtteliselt siis viimasel ajal mänginud Kuwaiti esiliigas, mille tase on kindlasti väga nõrk tase ja FC Kuressaares, kus ta ei suutnud tegelikult mitte midagi nagu näidata minu meelest, et okei, ta mängijatüüp on ka selline, et ta võib-olla ei olegi nagu kõige silmatorkavam mängija just madalamas satsis, et ta võib-olla seda võistkonda nii palju paremaks ei tee, aga ma ei kujuta ette, et kuidas ta peaks nagu Florale isegi nagu mingi mänguliselt midagi väga palju juurde andma hetkel, et ei tundu mulle tõenäoline. Ma arvan, et eks ta on lihtsalt selline mingisugune sügavus, et ma ei välistaks, et mõni noor tahetakse laenule saata, kes nagu peaks mängima suuri minuteid. Võib-olla siis on lihtsam nagu Antonovit hoida seal pingi otsa peal sügavuse mõttes, kui noorelt võtta aasta ära väljaku peal, on ju. No ühesõnaga, eks ole näha, ega tegelikult ei julge öelda, et nagu flop üleminek nagu sportlikus mõttes. Mina ei julge öelda. Seda näitab hooaeg. Just. Flora, nii-öelda toona Flora legend Jürgenson läks ka Levadiasse, on läinud seal veel lepistud ja asjad, kes oma selle ülemineku hetkel on olnud nii-öelda Flora legendi alge staatuses või midagi taolist, et siis ei ole sealt aga vastupidi väga ei ole. Vastupidi on vähem jah, aga siis ei ole sealt teiselt poolt nagu, ma ei tea, mingid kobinad tulnud, et ütleme selline mees nagu peatreener oli ka ikkagi. Jah, Kostjaga on selles mõttes nagu isegi võtad lõpuks statistika lahti, siis Floras mängis ikkagi kauem kui Levadias. Jah, ja saavutas rohkem. Mitte sel hetkel, kui ta üleminek oli. Et jah, eks seal nende üleminekutega on, et seal ju tegelikult Lemsalud, Selinskid ka kunagi kõik tulid Levadiasse tagasi välismaalt, olles Florast läinud, see on analoogne siis selle Vassiljevi elukorraga. Aga rääkides teistest üleminekutest, vahepeal on teid midagi üllatanud, midagi tahaksite välja tuua? Mind ikka natuke see Tristan Pajo üleminek siis Pärnu Vaprusesse üllatas, et kuuldavasti ikkagi ka ülemineku summa eest, mis päris nagu 2 pallikotti ei ole, et ikkagi mitukümmend tuhat eurot, et ja just nagu selle nurga alt, et kõik varasemad signaalid olid ka pigem seda nagu näitasid Flora poolt, et nad kaaluvad või mitte nad ei kaalu, vaid nad planeerivad Pajoga edasi minna, et siis ta keskväljalt ära anda, et mis viitab mulle ka justkui, et võib-olla sinna keskväljale 10 positsioonile
on veel mingeid lisamängid tulemas, et vaadati, et võib-olla tal ikkagi seal Floras nagu mänguaega nii palju ei ole, et ja kui Pärnu on huvitatud üleminekusummast, et siis miks mitte lahti lastada. ma arvan, et see Paja üleminek on talle endale kindlasti hea samm. Et sul on tuttav keskkond, sa saad oma minutid, sa oled põhimängija, võib-olla seda mängu isegi ehitatakse ümber sinu ja see tema ostmine näitab ka Vapruse ambitsiooni ikkagi tõusta veel kõrgemale. Et sa ei looda iga aasta, et kelle sa nüüd laenule saad, vaid et sa teed juba ka nagu selliseid samme. See on aus, mis vaevalt, et Vaprus päris nagu medalit, nagu see on, ühesõnaga, mis ma tahan aru saada, on see, et kas Vaprus siis mõtleb juba 3-4 aastat ette selle ostuga? Ma arvan ikka, jah. Ei no nende eesmärk on ikkagi ju, praegu nad teevad investeeringu ja sellest, et nende ju plaan on ikkagi see, et ma ei tea, aasta-2 pärast, Paju maha müüa. et suudaks ta suurema summa eest maha müüa, pluss et ta ka praegu aitaks võistkonda järgmisele tasemele, et see on selge tee, et ju kas Henri Välja on ka Vapruse mängija nagu? tema peaks püsivalt olema Vapruse mängija, et selles mõttes ju Pärnu on ikkagi andnud nagu selliseid signaale, et siin lähiaastatel on ikkagi eesmärk on jõuda sellele tasemele, et oleks nagu loogiline ja realistlik hakata eurokohtadest mängima. Arusaadav. Küsin veel kiired küsimused. Uus Levadia treeneristaab, kas see üllatas teid midagi või pigem oli kõik ootuspärane? Sest et Zahovaikot me teadsime, aga need nimed kõrval me ei teadnud. Kotenko võib-olla ei ole niivõrd üllatus, aga ülejäänud 2 nime pigem üllatus, mulle vähemalt. Seal oli Rikov, no see füsio on Koht on ju, kes tegelikult oligi juba enne ja Kallaste just, jah. No Kallaste on ilmselgelt ju see teine abiteener, kelle üks roll on olla see nii-öelda sild ja side siis võistkonna ja treenerite tiimi vahel, et ma arvan, sellesse rolli ta sobib tegelikult päris hästi, et ma arvan, see on nagu teoreetselt on see päris äge käik minu meelest. Rõtškovi kohta ma ei oska ma ei ole nagu Rõtškovi meeste jalgpallis eriti palju näinud ka, treenerina just. Ta pikalt oli ju naiste jalgpallis, et ma temast ei tea tegelikult ju põhimõtteliselt mitte midagi. Aga kokkuvõttes ju see kõik inimesed ju tulid klubis seest ja klubi välised pigem on järjest lahkunud, siin üks füsio vist ka, et see näitab ikkagi, kui palju Levadia tegelikult nagu eelarveliselt ka kokku tõmbab. No ma arvan, et tööjõukulud vahe eelmisel treenerite tiimil ja selle treenerite tiimil. Ma arvan, et see on mingi 200 000 aastas vähemalt. No see on kordades. Taavi Viik Vapruses? Samamoodi, ma arvan, näitab Vapruse ambitsiooni. Kas ei ole veits siuke variant, et kui mingi hetk Igor Prinsil ei hakka minema hästi ja siis on hei, meil on siin Taavi Viik võtta üle? No ikka võib-olla mingil määral, aga mõtlen just nagu selle Taavi Viigi koha peale, et nii palju, kui ma olen erinevate inimestega nagu Eesti jalgpallis ka arutanud, siis tegelikult teda justkui nagu kiidetakse teoreetiliste teadmiste ja asjade põhjal nagu päris tugevalt, et ta Floras ju selle esindusvõistkonnas selle poolhooaega sai, aga mis need siis nagu reaalselt nagu käigud olekski, et tegelikult ta peaks juba ütleme nende jutude põhjal, mis ma temast nagu kuulnud olen, siis võiks ju mingit võistkonda juba juhtida. Floras tal ilmselgelt esindusvõistkonda siin lähiaastatel varianti ei ole, et Flora pani kaardid teise inimese peale. Teistes tipptiimides on ka need käigud justkui kinni, Pärnus tegelikult ju Igor Prinsi koht, vähemalt teoreetselt, ma arvan, on nagu väga kindel, et see peab ikka nagu midagi täiesti totaalselt võssa minema, et seal Pärnu hakkaks mõtlema, et Igor Prinsiga jätka, et seda justkui seda peateeneri kohta mulle siin ei tundu küll lähiajal, et talle paistaks. Jah, aitäh küsimusele vastust. Rohkem ei ole, mingi FC Tallinna nooruk tuli teile, ma päris täpselt ei tea, mis ta tase. Kaitseliin, minu jaoks oli kõige süüksem üllatavam, et Tammeka tegi Eptoniga uue lepingu. See vist tegelikult oli, minu meelest tal oli pikem leping lihtsalt juba, et ta nüüd ei pikendunud, kui ma nüüd ise ütleme nii, et teda ei saadetud ära. Jah, selles mõttes, et sükse venna ma oleks ära saatnud. Ja kuna me salvestame 29 õhtul, siis ju 31. õhtul jälle Trans avalikustab kedagi, nii et ma arvan, et siin selle nädala seest tuleb igalt poolt mingisuguseid uudiseid juurde. Jah, aga me lihtsalt ei saa neid kommenteerida kunagi. Košovski vahepeal pikendas veel omakorda lepingut, et mis on ka selline 3 aastaks, jah? Jah, et tal oli 1 aasta oli ju veel selleks aastaks või nüüd 26 aastaks tal oli leping juba olemas, aga pikendas juba varakult ära, et see näitab ka ikkagi, et Transi seda pikaajalisemat vaadet, et on praegu rahul sellega, kuhu suunas on klubi liikunud. Jah, aga eks Trans on varemgi seal igasugust nalja teinud peale neid pikendamisi, et
et kes, seal kes ei oleks. jah, et seal ei saa kunagi kindel olla, aga no legendaarsed Kalju lepingud 5 aastat ja kestavad umbes 15 nädalat. Või siis need legendaarsed mängijad, kes mängivad poole hooaja nii, et saaks järgmiseks aastaks lepingu kätte ja siis on nagu kustunud sügisel, see on ka teada. Aga okei, kui midagi meenub, siis võite öelda, aga täna on meil, üks teema veel, Tallinna Kalev, õigus, Tallinna Kalevist peame ka rääkima ikkagi, see, mis seal toimub, on ikkagi väga põnev asi, et ütleme, Toomas Maimbaum siis pidi lahkuma 3 kuud sai tööd teha klubis ja siis juhtkonnaga ikkagi ei klappinud, vaatad ja saadeti minema. Ja mis veel Tallinna Kalev vahepeal teinud, Stoikovitš määrati peatreeneriks ja naiste tiim saadeti laiali, põhimõtteliselt 3 sukest asja, mis mul praegu meenub. Ehk siis Stoikovitš ei ole ju eriti üllatav arvestades. Ei ole selles mõttes üllatav, ma lihtsalt räägin, et need käigud on nagu tehtud. Ta ju ilmselt suuresti nende U17 poistega hakkab seda esiliigat seal mängima ka. Aga see mõneti on nagu naljaks. Aga ma ütleks, et olles lugenud seda intervjuud ja olles lugenud ka seda Tallinna Kalevi pressiteadet, siis ilmselt see tõde on kuskil seal vahepeal ja mul on kuri kahtlus, et seal nii sõbralikult see lahkuminek ei olnud. Pigem see ei olnud väga sõbralik. See oli täpselt selline nii neutraalne, passiivne teadaanne, et need ei ole head. Natukene passiiv-agressiivne, jah. No mulle meenub eelkõige see sellega, et kui see jutt tuli, et Tallinna Kalev tahab hakata noortetöös väga palju juurde panema, siis minu üks esimesed mõtted oli see, et kas meie Eesti jalgpallisüsteem on üldse selleks valmis, et me ühes klubis arendame professionaalset noortetööd ja ma ütlen, kas me oleme selleks valmis finantsiliselt, kas selleks on valmis lapsed, lapsevanemad ja ka treenerid, kohalikud treenerid, kellele justkui oodatakse nende käest väga palju rohkem, aga sealt ei tule juurde kaasa tegelikult ju ka mingid finantsilt tagatisi ei parane ja neid asju nagu kõike kokku panna on nii keeruline, et mulle endale tundub siin, et see asi paberil ja see päriselu lihtsalt ei vastanudki nagu tööle, et ja seda võib-olla siis ikkagi Eestis ei olegi hetkel võimalik teha, et me võime siin rääkida kõikidest asjadest oma sellest jälle, et kuidas meil on vaja siin noorte jalgpallis juurde panna ja kõik on nagu väga õiged mõtted, aga mulle tundub, et meie Eestis me ei olegi selleks ikkagi valmis. Aga meil ju seal tribüüni telegrammis ka üks Kalevi lapsevanem nagu natuke kirjutas mingeid asju lahti ja siis tundub, et ega see ei olnud nii roosiline ja see, mis lubati, siis suuresti seda ikkagi ei tehtud ja pigem läks olukord nagu kehvemaks, et võib-olla see ütleb ka nii mõndagi siis selle Maibaumi töö kohta. No vaata, kehvemaks või mitte, seda jah, ütleme, selline arvamus seal oli, et aga mu küsimus on nagu, et miks ta läks kehvemaks või miks asi ei õnnestunud, sest olgem ausad, väliselt näeb see ikka nagu väga halb välja, et sa tuled mingite suurte plaanidega ja mõtlen siis mitte konkreetselt Maibaumi näitel, vaid klubi juhatus Ragnar Klavani eestvõtmisel on teinud mingi plaani, kuidas Kalevit edasi viia, tutvustama masterplaan Kalev 2.0 ja põhimõtteliselt paari kuu pärast see asi on ju kriips peal sellisel kujul, et see näeb nagu halb välja ja see ongi minu jaoks küsimus, et miks see siis ei õnnestunud. Ja ma arvan, et väga suur mõju on ikkagi rahal paraku selle asjal, miks need asjad võib-olla ei õnnestunud. Ei, see näeb tõesti kõik, mis Kalevi ümber juhtus viimase kuuga, on huumor, kahetsusväärne ja kurb. See on nagu kurb. No tegelikult terve 25 aasta võiks isegi öelda. Tegelikult võib nii öelda. Tegelikult on ju nagu kurb, et see nagu naiskonna asi ka, et ma siin juhtusin kuulama seda naiste jalgpallist rääkivat Pallist pallita podcasti. See on vist nüüd kõik mängu, aga kõik mängu, jah. Enne oli Pallist pallita äkki. No midagi sellist. Jah. Ja siis seal ka nagu loeti nii-öelda anonüümseid naiste meistriliiga mängijate nagu sõnumeid ette, mis siis nagu Instagrami kirjutati sellele podcastile. Ja siis see, mis nagu Tallinna Kalevi, sa said aru, et räägitakse ju Kalevist, siis see, mis sealt nagu selle naiskonna mängijate poolt nagu tagasi klubi suunas tuli, siis see minu arust, ütleme, et päris veider oli lugeda neid Kalevi siis nagu sotsiaalmeedia postitusi, milline suur tänu ja kus me nüüd klubina leidsime Harjuga mingi lahenduse selleni, et ma arvan, et selle lahenduse pigem leidis see naiskond ise ja
müts maha selle naiskonna ees. ei no Tallinna Kalevi naiskond ju ise lõpuks hakkas otsima mingit, Balbinoga oli neil mingi väike sponsorlus ja mingid rahased nad hakkasid ise seal otsima ja no muidugi see lõpuks Kalev ka ju eraldas mingi päris nii olnud, et nagu midagi ei eraldanud, mingi raha viimane hooaeg vist polnud midagi enam. ei vist, no okei, seda ma nüüd ei hakka suure suuga ütlema, aga minu arust midagi seal oli. nagu detailidega lihtsalt see nagu ei muidugi see on kurb. See nagu klubipoolne suhtumine oli ikkagi loomulikult see on kurb. No egas muud, kui tuleb tõdeda, et 25 oli ikkagi meie edukas aasta, et vähemalt Ragnar Klavan sai Jaapiliidu presidendiks, et ei kujuta ette, kus me oleks siis jõudnud omad. Kuradi juba perses kõik oleks, praeguseks ajaks oleks jumala tuksis kõik, noh. No eks ta ilmselt endiselt veel siis harjub või tuttub selle klubijuhi rolli ja olukorraga, millega ta lihtsalt oleks võinud alustada palju varem, aga siin muud ei olegi, noh. Tuleb ikkagi nagu aega ja võimalust anda selles mõttes. Just, ja ma arvan, et Klavani tööd Kalevi ees nagu reaalselt, kui just ise ei loobu veel 3 kuu pärast või mis iganes on ju, et seda saabki aastate hiljem ajalises mõõtmes ju võiks juba hinnata, aga lihtsalt kuna ta ei ole varasemalt selliselt sinna kätt külge pannud, siis on natuke raske seda teha. Just. On meil veel midagi Tallinna Kalevi puhul, kus nad mängima hakkavad üldse? Esiliiga peaks ikka Esiliiga nagu staadionil. Ma ei tea, kas nad selle spordiselts Kaleviga on oma asjad korda saanud või mis see lahendus seal on selles mõttes, et kõik kontor vist on juba ikkagi seal Kalevi staadionil selles peamajas, mis seal ehitati mõned aastad tagasi. Kui keegi Kalevist meid kuulab, siis kirjutage, kus te hakkate mängima. Tegelikult varsti ilmub ju suurepärane kalender, siis me saame ju teada. Et selles mõttes jah, kuna Kadriorgi ju remondis nii või noh. Sportlandil. No see on see kõige loogilisem variant, aga ma ei ole kindel, kas Tallinna Kalev ja Lilleküla jalgpallikompleks on hetkel ühisel keelel meelel. No miks mitte? Kusjuures ma ei välistaks. Nad mängisid ju Esiliigas, terve eelmise hooaja mängisid Esiliigas seal. Kusjuures ma ei välistaks, et seal ikkagi mingi ühine keel on, et ei, alati, kõikide vahel on ühine keel. Isegi sinu ja Maarja vahel on tegelikult kahtlaselt palju ühist keelt siin podcastis. Jaa. Aga okei, mis me ikka heietame sest Tallinna Kalevist? Okei, järgmine teema. Jah, EpicBet on meie sponsor ja seda on tore alati meenutada, aga tegelikult suur pealkiri oli ju 10 ennustust ja me oleme seda rääkinud nüüd Brandonile, sest kõik meie kuulajad ja mina ja Maarja nii teame seda. Iga aasta esimene episood me oleme ikkagi üritanud mingit poolnaljakaid ennustusi, ma ei tea, noh, mitte surmtõsiseid sportlikke ennustusi, aga lihtsalt vaatame aastal ette ja püüame nagu filosofeerida vabas vormis, mis hakkab saama uuel aastal. Aga enne, tegelikult Maarju enne eetrit sa ütlesid mulle, et sa kuulasid ära eelmise aasta need ennustused on ju, oled kursis, et me peame kuidagi aastat kokku võtma ja ma tegin sihukese asja. Siin on selline fantastiline ratas ja ma pakun sihukese asja välja, täielik õnneratas, et need kõik asjad käisid meie selles ennustusepisoodis läbi ja igaüks saab 2 teemat, ükskõik mis näiteks, mis asi tuleb, vaata praegu on Heina teine poolaasta, näiteks Brandon esimene saab selle on ju ja siis ütleb ma natuke täpsustan, mis me seal rääkisime on ju ja siis sa saad lihtsalt enda arvamuse öelda, miks see asi nii juhtus, miks sinu puhul ainult miks nii juhtus, me saame natuke veel öelda, mis ennustus ja hästi lihtne, puhas õnn, siin ei ole mingit kokkumängu. Ja kes Brandon esimene. Annan kohe sulle. Oi! Esimene teema kohe, Ott Järvela. Täpsustan, mis me mõtlesime sellega. Me mõtlesime Maarjoga, et konkreetset tsitaati ütle, aga et sellel aastal saab olema Postimees suurim toetaja, mitte Soccernet, aga Postimees Eesti Jalgpalliliidu nagu kuidagi maine kujundaja. Ja see ennustus läks täide. Brandon, mis sa sellest arvad? Kas sa tarbid Postimees sporti? Mingil määral ikka jah, et seal on nagu mõningaid asju, mida nagu mujal ei ole. Aga mis ma sellest arvan, et see täide läks või? Yeah. Ma ei ole üllatunud. Selles mõttes, et Oti ju hoiak ja see oli teada ja seda sporditoimetust ta juhib ja eks tal on seda
seda karakterit ka lihtsalt öeldagi asju välja nii, nagu ta ise ka päriselt mõtleb, et ta nagu ei karda. Kas sa arvad, et Ott, kõik, mis Ott ütleb, kõik artiklid, kõik asjad, kas tema hoiak on 100% see, mis ta päriselt mõtleb? Ma arvan küll jah, nii palju kui ma taga nagu ka kokku puutunud olen ise, siis kuidas sa temaga kokku puutud? Et noh, vahepeal satud õlle ikka vahest jah, peale Okay. mingit koondise mängu näiteks näed kuskil niimoodi, et selles mõttes, et eks ta on Eesti jalgpalli ajakirjanduse koloriidne on vist nagu mingisugune äkki see sõna sinnapoole, mis ma öelda tahan, et raske on seda mingit, noh, et eks tal on palju nii-öelda vihkajaid ja mõni armastaja ja Okei, kas sa tahad midagi lisada, Mark? Ott on Ott, noh. Ega mul siin nagu selles mõttes liiga palju lisada ei ole, et ma arvan, et see ennustus ei olnud mingi tuumafüüsika, et me mingit kõrgemate jõududelt mingit erilist signaali ei saanud, et see oli väga tõenäoline ennustus ja tõenäoliselt asjad elus tihtilugu juhtuvadki tõenäoliselt. Nii, sinu kord. Vaatame, mis Fortuna sulle toob. Oi, see on küll ilusti. Nii, mina juba kahtlen selle loosi pealt nagu. Nii, Maarjo, arutasime sinuga, mina ütlesin, et kurat, mina ei usu, et Kaljul järgmine ka nii hästi läheb, ma ütlesin, et vajub ära. Maarjo ütles, ei vaju kindlasti ära. Tahad sa kommenteerida, miks su ennustus täppi läks? Uskusin treenerite tiimi, uskusin võistkonna komplekteerimisse. Kusjuures üks lause, mis ütlesid, et väga palju oleneb sellest, edu oleneb sellest, et suudetakse tuua välismaalt hea ründaja, seda te tegelikult ju ei suutnud. Ja, sellega nõus. Ütleme, see käik jäi nagu ära, miks ei olnud võimalik tiitlimängu ikkagi lõpuni sekkuda. Et oleks seal olnud algusest peale ikkagi selline, ütleme, see on paljudel tiimidel tegelikult Premium Liigas oli ikkagi see paratamatult ründaja probleem ja tegelikult see on jalgpallis üleüldse on igal pool, et kui sul on hea ründaja, siis on jalgpallis võimalik häid asju teha. Ütleme seda, Mattias Männil on tegelikult teises pooles, ma arvan, enam-vähem täitis selle rolli ära, et vähemalt medali peale mängida. Aga jah, ma arvan, et võistkonna selgroog oli juba nii paigas ja ma ei näe siin, ütleme, me küll jõuame nende uue aasta ennustustega ilmselt edasi kaugemale, aga ma arvan, et siin järgmine aasta mul on Kalju kohta ennustused väga positiivsed, et Selles ma ei kahtlegi. Ja isegi mitte nagu puhtalt nagu mingi, et ma olen fänn, et ma siin kuradi kinni silmi, kuradi ma kujutan mingeid asju ette, vaid ma reaalselt usun sellesse, et järgmine aasta on Kalju jaoks erakordselt hea aasta. Kas sa tahad midagi Kalju osas juurde panna? Minu arust Kalju vajus 3. See on see kõige klassikelisem jälle mingid täiesti mõõdetud turniiri tabel. Otsib negatiivsust seda, et lõhestab, tuli see podcast lõhestab. Faktid ei toigi ilusat lugu ära rikkuda. No vaatame, mis ma saan kommenteerida. Peakski nii olema, et on hunnik teemasid ja siis me kommenteerime. Okei, samm edasi, ehk siis väide oli selline, et kas me koondise puhul, Jürgen Henni puhul, kui eelmine aasta oli vaata siuke esimene aasta, me üldse ei kritiseerinud isegi meie podcasti natuke ainult. Ja siis meil oli see, et kas hakkavad tekkima jutud, et kas me ikka teeme Jürgen Henniga sammu edasi ja kas Jürgen Henn on see treener. Jutud hakkas tekkima ka meie podcastis, oleme seda küsitlenud, aga pigem on see nagu ei ole väga tõsiselt võetav hetkel. Ütleme, et ennustus täitus mõnevõrra, sest et tulemused ja mängupilt kohati ei olnud nagu kõige paremad. Ma ise oleks oodanud suuremat sammu koondisel. Aga kuidagi Jürgen Henn ikkagi ta on ikkagi nagu, ei kipu fännid ja üldse üldsust teda nagu liiga kallutama sealt koha pealt. Ma arvan, et ta ikkagi töötab rahulikult selle 2028 EM-i valiktsükli lõpuni. Ma täitsa siiralt usun sellesse. Me lihtsalt Flora kogemuse pealt kui ta tuli 2017 peatreeneriks, siis ka see algus võib-olla või esimene aasta oli nagu mõnevõrra selline keerulisem ja eks seal oli nii-öelda muid asju ka, see Toomjama ja asjad. Et aga ma olen nagu seal kogenud seda, et mingid asjad võtavad natuke aega ja koondise puhul võib see ju veel aega võtta, sest et sa saad ikkagi küllalt vähe nagu koos olla. Et mingeid nagu positiivseid märke oli, aga mõnevõrra nagu ebastabiilne oli see. Et ta käis ikkagi nagu üles alla ja vahepeal tundus tõesti, et mis tehakse, on ju.
ja siis jälle järgmine aken oli nagu mõnevõrra parem see seis, et ma arvan, see samm edasi oli, aga see oli sihuke nagu pisike. Ma mõtlen huvitav seda, et kas peale Tarmo Rüütlit meil ilmselt ei olegi olnud nagu peatreenerid, kellel oleks avalikkuse poolt nagu nii palju krediiti, et kui oleks siinsama Toomas Häberli umbes teinud samasuguse aasta, nagu me 25 tegime, siis ma olen täiesti kindel, et see ei oleks polnud positiivse noodiga. Siin praegu kaalukaus on ikkagi selline, et sa leiad inimesi, kes ütlevad, et 25 oli täitsa okei koondise aasta ja leiad inimesi, kes ütlevad, et natuke oli ja natuke ei olnud, aga sellist, et mingi kõik nagu väga-väga halvasti oleks, et ma arvan, sa pigem sellist arvamust isegi ei leia, et mis on nagu selles mõttes huvitav, et ma arvan, see Floraga tehtu on ikkagi sellist staatust tal ikkagi päris tugevalt hoidmas. Aga mis seal veel huvitav oli see, et siin sinuga ennustasime, et me lööme valiksarjas 3-4 väravat, tegelikult lausa 8, et üks värav keskmiselt mängus, et justkui ju ründemäng Eesti koondise suguse võistkonna punkte me ennustasime just õigesti. Ja punkte on meil seal enam-vähem vist. Ja me lõime võõrsil. Et 8 väravat, 8 mänguga. Moldova oli see, kes... Ma ei ole, lõpuks lõime värava nii Itaaliale kui Norrale ka. Donnarumma saadud geenius. Jalgpall. Brandon, sinu kord. On sul endal eelistus ka, mis teemat tahad kommenteerida? Vassiljev. ja kas tuligi Vassiljev? Kuule, nüüd ma hakkan jälle uskuma seda Ratast. Ütleme nii, et mis seal oli, kus juures on naljakas, et selles ennustus mõtlesin, et Vassiljev ei saa hakkama ja siis kui meistriliiga ennustus oli, 3 kuud hiljem ütlesin, kindel teine koht. See näitabki, kui lükata tõmmata, mitte mingit põhimõtte kindlasti ei, ma ikkagi vaatasin, analüüsisin, kuidas tööd on tehtud. Aga miks, ma ei tea, Vassiljevist nii palju räägitud, võib-olla paari sõnaga, Brandon, miks sa arvad siis, et Vassiljev õnnestus lõpuks? Miks ta nagu need kriitikud, kes aasta algul võib-olla arvasid, et see ei ole nagu selline, et kuidas ta suutsid tulemus teha? Ma arvan, et kui nüüd rääkida konkreetselt puhtalt ainult Vassiljevist, siis ma arvan, et ta on autoriteet treenerina kindlasti. Mängijad usaldavad teda, kuulavad teda, seda kogemust ja teiseks ta pani endale väga hea tiimi kokku, mis küll ei olnud päris selline, nagu alguses planeeritud, ehk siis üks abitreener oli puudu, aga ta leidis ka enda kõrvale täpselt sellise staffi, millega oli võimalik selline hooaeg lõpuks kokku panna. Et kas või see see fitness treener tähendab, Alonso ja Karl Mööl samamoodi, et ma arvan, et enne hooaega nad ise, ilmselgelt seal Floras sa peadki uskuma, et sa võid tulla meistriks ja nad kannatasid ka selle surve ära siis, kui see juba reaalselt lähedale jõudis. Et jah, siin ei ole midagi rääkida, sai hakkama. Jah, väga lihtne, 14 mängijat väljakul, Kamara Tromp tuleks Eesti meistriks. Aga ei, tegelikult, kui nüüd tõsiselt rääkida, siis Flora võitis sellepärast, et nad ei kartnud mängida pragmaatilist jalgpalli. Sellepärast võitsid. Ja pragmaatilise jalgpalliga võidetakse tiitlid. Nii, Maarja Trombi kord. See on nagu su nägu kõlab tuttavalt, vaata sama. Oi, kas tuleb ja joppas sul, Alex Mattias Tamm. Miks mitte Joonas? Kahjuks me episoodis rääkisime Alex Mattias Tammest. Ma küsisin, kas Alex Mattias Tammel läheb hästi? Vastus oli, jah, läheb hästi. Ma ütlesin, täpsusta, lööb väravaid, tuleb meistriks ja kõik need asjad. Mis su ennustuse õigeks viis siis? No ma ei saa nüüd öelda, et see ennustus ju tegelikult täppi läks, et ma arvan selline 50-50 on Eesti koondise eest ta esiründaja rolli tegelikult 25 ju põhimõtteliselt ikkagi mingis mängus oli olnud koostöös, aga läbi hooaja ta ei täitnud, ametlikes mängudes väravaid ei tulnud seal. Klubiga ju me rääkisime ka siin parimate jalgpallurite valimistel, et väga sellised vastakad tunded on, et ma ütlen, mingi nurga alt ju läks nagu hästi ja mingi nurga alt ei ole nagu läinud hästi, et aga ma ei teagi, mis ma nagu siin selle nurga alt ütlen, et Sloveenia meistritiitel on selline asi, et mida meil ju ikkagi iga aasta nagu Eesti jalgpallur ei suuda, et see on nagu tõesti nagu väga hästi asi, aga mina fännina nagu lootsin, et ka Eesti koondisest tulevad tegelikult paremad etteasted, kui nad tulid. Aus.
ja viimane teema. Mõtle, ühtegi seda Aivari ega mingit sükest asja pole olnud. Oi, selline teema. Mario Tromp oli täiesti veendunud aasta 2025 alguses, et tuleb välja mingisugune Eesti Jalgpalliliidu ametnik, kes ütleb mingeid asju välja, millega Eesti Jalgpalliliit ei ole rahul, seoses valimistega põhiliselt. Tuli välja. Sa mõtled Juri Fischer või? Jah. Mina too hetk ma ikka mõtlesin rohkem nagu ametnikke vaata, et need, kes ikkagi töötavad, noh jah, okei, kohtunikud on ka nagu palgal selles mõttes, aga minu jaoks nagu ei täitunud see ennustus. Ei olnud nagu sellist, ei olnud nagu sellist sisemist skandaali, ei tulnud. No Tõnu Sireli skaalal mees jah, ei tulnud midagi musta pesu avalikult nagu pesema. Aga ma julgen öelda, et ikkagi kui Eesti üks tippkohtunik ikkagi, ma ei tea, siis kohtunike määramisest või mis on nagu tegelikult ikkagi, ma arvan, selline päris kriitiline ja karm teema, et ma arvan, et see oli siuke, noh, tegelikult sellest ju sai päris suur skandaal ikkagi, et ma arvan, et pigem ikkagi minu meelest läks täide. Millest ei saanud skandaal esimese poole aasta jooksul. No okei, kui sa ütled, et läks ma sinu ennustus vaata, et sa pead ikkagi kaitsma seda. Aga okei, selline oli lihtsalt kiire tagasivaade, polnud mõtet ju kõiki neid seal igalt läbi vaadata. Aga noh, sinul oli õigus, milles mina tegelikult olin väga skeptiline, et me debatti ei näegi. See oli jah, seda ma mäletan, et... Aga vastas tõele sul jah, sina arvasid toona, et me ei näe ja... Kusjuures ma ütlesin ka, et Aivar ei taha seda ja oligi... Sul läks see täitsa 100% saab pihta, jah. Aga vaatame siis aastale 2026 otsa ja ma pakun välja sellise formaadi, et vaatame kronoloogiliselt kuude järgi, kui midagi meendub, mis peaks toimuma. Vahepeal muidugi mingid asjad ei käigi konkreetse kuu kohta, et sellest, kui mingi teema tuleb tulistega, aga ma ei tea, alustame nüüd need, kes kuulavad meid, nemad kuulavad juba jaanuarikuus, jaanuar on käes. Esimene asi, mis mul pähe kargab praegu, on see, et see erakorraline üldkogu toimub 21. jaanuaril ja minu hüpotees on see, et mitte sittagi, see on täiesti selles mõttes mõttetu üritus, mitte midagi ei muutu sellega absoluutselt. Mingid inimesed tulevad, esitavad mingeid küsimusi, Aivar pareerib need, liiguma eluga edasi, täpselt selline üritus. Ma arvan, et on jah, sellised küsimused, vastused ja nii ta on. Ei no seal on kõigepealt küsimus selles, et see üldkogu saaks otsusvõimeline nüüd olla, selleks peab 2/3 kohale tulema. Et ja see on ka veel küsimus, kas üldse toimub. Ja mina väidan, et 2/3 ei tule kohalegi, et ma julgen öelda, et venekeelse emakeelega jalgpalliklubi suur osa kindlasti sinna kohale ei ilmugina. No aga mitu klubi hääletas Aivar Pohlaku poolt? 68. 68. Ja miks me peaks arvama, et need 68 klubi, no okei, seal oli Vaadia muidugi, kes oli huvitatud, aga see võib samamoodi ka sealt leerist või siis vahetada. Ma arvan, et umbes 60 klubi eos ei viitsi sinna tulla selle pärast, konkreetselt selle teema pärast. Ma arvan ka jah, et seda, sellel kujul seda ei toimunud. Kui rääkida nüüd jaanuarist, veebruarist, suurt üleminekut Premium liigas, mis klubi ületab kõige rohkem? Tulistan puusalt, ma isegi ei küsi nime praegu. Sa mõtled sisse või välja? Sisse. No sisse ületab kõige paremini ikkagi Nõmme Kalju. Oskad sa positsiooni täpsustada? Ma räägin, sellega mul on nüüd täiesti story olemas lausa, et Tony Blumi korporatsioon otsustab jaanuaris, et on Eesti turule vaja siseneda, et siin hakkavad asjad nagu väga tugevalt ikkagi muutuma, et noh, need inimesed, kes ei tea Tony Blumi, siis põhimõtteliselt on seotud Brightoniga, Sanchelosiga, Hartsiga, vanasti oli seotud Tanis Midtjyllandiga ka, et no pikalt arvati jalgpallis seda, et numbritega ei ole seda mängu võimalik lahendada, et see on nii keeruline ja kompleksne mäng, et kus nagu muutujaid on nii palju, sest noh, minu meelest nagu kõik need näited, reaalselt see isegi, ma ei tea, Hartsiga oled juba Šotimaal tiitli mängus, et olukorras, kus Glasgow tiimid on ainult domineerinud, et need nagu minu meelest nagu need näited nagu kinnitavad konkreetselt ära, et neid asju ei ehitata üles mitte rahaga, vaid tarkusega. Et kuidas on võimalik nagu jalgpalliklubisi juhtida niimoodi, et sul mängijate väärtus igas klubis kogu jõhkralt tõuseb ja samal hetkel sa sportlikult edukas ka, et kui selline asi peaks nagu Eesti klubi jalgpalli mingilgi väiksel kujul jõudma, siis see oleks nagu parim asi, mis meie sportlikult Eesti klubi jalgpalliga juhtuda saaks, et ma loodan, et kui me oleme nagu IT-riik, siis me saame seda nagu teadmist ja tarkust ka lõpuks Eesti jalgpalli tuua. Mina pakuks Paidet. Aitäh, et sa oma vastuse nii põhjalikult tundus, et nagu sul oli mingi teema, mida oli vaja nagu välja saa. See minut, kui keegi nagu lõhkaks mingi sise nagu endale sisse mänge tuua, siis ma arvan, et see võiks Paid olla.
minu arust . noh, siis pärismaalt ma arvan, et meil ju mingit väga suurt nime tagasi hetkel ilmselt tulemas ei ole . ei , talvel mitte . kas Hein võib talvel vahetada klubi ? jah . võib küll jah . aga kas ta oleks siis endiselt top 5 või see oleks mina vaatasin isegi klubi valmis , Mainz . ei , ilma nulleta , ma ikkagi nagu valmistusin , ma vaatasin , et millised tiimid Saksamaal , Hispaania tabeli teises pooles on olukorras , kus oleks vaja uut väravahti teoreetiliselt . Mainzil on praegu põhiväravaht on vigastatud , kui kauaks ta seda ma ei oska öelda , aga noh , viimased 3 mängu ta oli puudu ja seal oli nii-öelda unknown return'i tähtaeg oli . et ma ei tea , kui pikalt ta väljas on , aga igatahes noh , hetkel ta on väljas ja noh , Mainzil läheb kehvasti ka , et ta võiks olla teoreetiliselt üks tiim , kes tahab endale talvel uut väravahti ja nii palju , kui Heina väljaütlemistest on nagu kõrvu jäänud , siis noh , loomulikult ei saa seda otse kinnitada , aga mul jäi küll selline mulje , et seda laenulepingut Werderiga on võimalik mingitel tingimustel ikkagi lõpetada . ma sain ka nii aru , et töö ikkagi käib praegu . ta hoiak oli jah selline . mis ilmselt tähendab seda , et ta siirdub mujale ja siis Backhaus saab mingi ACL-i või mingi siukse vigastuse hooaeg läbi . või Bayern nostab ära teda mingi ma ei tea , akna viimasel päeval , ma ei tea küll , miks ei tea , mis Bayernil muidugi juhtuma peaks . aga ja ütleme selles mõttes muidugi see talvine aken väravahi jaoks on noh , ta on paratamatult selline , et sind võetakse ainult tiimi , kus ongi kas mingi vigastus või asi üldse ei tööta , et see on niisugune ma ei tea , mingi tulekahju kustutamine on Samas, see talvine aken . mis tal nagu selles mõttes kaotada on , vaata , ega ta praegu ka mängu ei saa , et kui kuskil on suurem teoreetiline võimalus kas või esimesed 5-6 vooru mängida , siis ma arvan , et miks mitte proovida . no isegi pisut edasi mingi League One'i variant tekiks praegu siin talvel , siis tuleks see ka vastu võtta , ma arvan . eelmine aasta küsisin sama , kas tuleb transfer kuhugi paiksesse kohta ? paiksesse talvel . nagu Arsenalist , ei mitte talvel , üldse aasta 2026 . nagu ta ei mängi aasta teine pool , siis ei tule noh , kui mängib , siis noh , vaata mina ju ennustasin , et tuleb väga suur , aasta esimene pool siis , mitte teine . tähendab jah , aasta nüüd see esimene , hooaja teine pool . et mina ennustasin ju eelmine aasta seda , et see Valladoliidi nagu hooaja teine pool on ka päris hea ja siis tuleb nagu mingi 15 milli üleminek . noh , tegelikult see noh , ei vastanud ju tõele , vaata , et see hooaja teine pool tegelikult tal pigem ei olnud ka hea noh , Baskotši top 5 aastal 2026 liiga vara , ei jaa . liiga vara jah . ma ei , see sõltub , kuidas ta siin nüüd paneb , aga jah , ega siis ta ju alles läks sinna Belgiasse , pigem nagu veel ei näe juhtumas . ma ei mõtle seda liiga vara siis selles mõttes , et ta ei saaks hakkama või et see kuskilt mingitest tiimidest ei oleks huvi , ma arvan , et see on täiesti eksisteerib , et nii mõnigi , ma ei tea , Saksamaa sats oleks ta kohe valmis vastu võtma , kui saaks läbirääkimisest kokkuleppele , aga ma ise olen ka seda meelt ja mulle tundub , et tema see karjääri planeerimine , nii kole sõna kui see ei ole , siis on tegelikult nagu niisugune päris nagu loogiliselt minemas hetkel , et ma arvan , nad ise tahavad ka teadlikult seal mingi ajaperioodi Belgias olla , et alati kuskile edasi liikuda kõrgemasse kohta isegi ei ole kasulik , et see on väga hea koht , kus ta hetkel on , ta on seal heas rollis , et minu meelest oleks sealt rumal hetkel isegi ära liikuda . okei , no liigume kronoloogiliselt edasi veebruarisse , siis on ju . veebruaris on Rahvuste Liiga loos meil . kas saame jälle väga tähtis loos . Slovakkia endale ? ei saa . ei saa jah . tavaliselt me kipume saama neid , kellega me oleme mänginud , seal on Slovakkia , Malta on jälle selline , kas Moldova oli ka viimases potis , kes võib tulla võtta . Läti , Leedu loomulikult kuidagi , tegelikult Läti peab Gibraltarit võitma enne . kuidas nad võidavad selle ? minul on grupp valmis juba . nii , Kasahstan , Bulgaaria ja viimasest tuleb siis Läti või Gibraltar . ja siis me saame öelda , et me läheme Rahvuste Liigat lõpuks võitma . iga kord me oleme praegu rääkinud seda , et me läheme seda võitma , siis nüüd ma ütlengi , et mina panen lati , isegi ükskõik mis grupp tuleb veebruaris , mina panen lati , et me peame olema konkurentsis esikoha peale . kas me saame esimeseks või ei saa esimeseks , noh seda pärast hindame , aga me peame olema konkurentsis niimoodi , et meil on 2 vooru , 1 voor on minna ja me saame rääkida , et me läheme Rahvuste Liiga C-divisjoni võitma , on minu latt . mitu punkti Rahvuste Liigas , me ei tea alagrupi ega midagi , lihtsalt kuradi kristallkuuli pealt . ütle mingi number . meil on ju siis 6 mängu on ju 13 , 12 . see on ennustus , okei . Brandon , on minu latt jah . ei mitte latti ennustust . no siis ega mu latti ennustus ongi sama selles mõttes , et okay. minu number oleks 7 . mul tuleb hea aasta . Kalju aasta . Kalju hakkab niimoodi neid Eesti koondise mängeid tootma siin praegu , et ei muidugi jah , Brandon . 14 punni 14 punni , on see võimalik või ? on jah , 3 korda . 4 võitu ja 2 viiki . okei , nii tublid , ma . mitte ühtegi kaotust . Pole vahe noh .
nii, aga oota, me teeme tasa need eelmise aasta kui me mingid Aafrikas, Andorrad ja või tähendab, kui me Moldovad. koondisega räägime, siis on ju Aafrikasse minek ka, kus meil seal läheb? Aafriklastega, kas me näitame, et me oleme ikkagi FIFA tabel ranking ei loe midagi? ma loodan, et me mängime mingi liivaväljakul seal näiteks, et see oleks nagu pull. Kas tekib selle Aafrika turniiri jooksul mingi probleem, no ükskõik mingi selline nagu noh, ma ei tea, ülekannete probleem, väljakut probleem, mingid pasanteerijad. Mingi ülekande probleem võib tekkida, aga muud ma ei usu. No pasanteerijad ka seal riigis välistada ei saa, aga no seda on nagu tulemuslikus mõttes on nagu raske, sellepärast, et mis koosseisuga me üldse lähme sinna, ei tea veel. Ja ega see on ametlik koondisaken ju. See on ametlik koondisaken, aga ikkagi ei usu, et... Aga Heinar Vandasse ei võta või? No näiteks jah, et olgem ausad, et ma ei tea, kuidas nagu suurtel tiimidel on, sellepärast, et see on uus formaat, vaata, kui sa lähed teise nii-öelda maailma jakku ikkagi nagu mängima, et aga ma ise arvan, et me pigem jah, et kui, ma ei tea, olgu see Mets, Baskotši või kes iganes, on seal kuskil klubiga mingit tähtst moment, on seal märtsis oli vist see aken või? Märtsi lõpus jah. Et siis ma arvan, et me ei pruugi minna sinna täiesti nagu parimate mängijatega. Aga ja sinu ennustus, et me ei lähe, või noh, teie mõlema ennustus, ma nagu loen välja, et me sinna märtsikuises koondisaknas me ei pruugi parimast koostöös üldse minna. Ma arvan küll jah, ja ma arvan, aga see on tingimus on siis see, et juunikuus Balti turniiril on siis kõik parimad on kohal ja seal me läheme nagu päris asja tegema enne rahvusliigat. Balti turniir võit tuleb koju või? Jah, kindlasti. Kõige tähtsam. Ma siis ei tule, muidu on nagu, mis me ikka silitame üksteise mune siin. Päris arved, muidugi keeruline vastane Eesti jalgpallis. Kas on teada üldse, et me mängime teiega? Jah, poolfinaal. Peaks olema. Üks asi, mida sa öelnud, mida Aivar rääkis. Sest et ta sai seda ainult teile kinnitada seal koosolekul. Ma millegipärast arvasin, et see on juba väljas ka. Ei ole. Ühesõnaga liigume vaikselt märtsikui see juurde minu klassikaline ennustus Ivan Kristalli kuul, et ootamatult saabub talv siis märtsikuu alguses ja me peame midagi, kas me peame väga halbades tingimustes mängima või me peame edasi lükkama midagi märtsi alguses. Premium liigast räägin. See on selles mõttes nagu hea pakkumine, et senimaani no meil on nüüd uus aasta ukse ees ja meil pole talv olnud veel, lund pole tulnud üldse. Ehk siis see tähendab seda, et me roogime veel mai alguses lund. Tähendab seda, et 27 me liigume aprillist detsembrini oma graafikuga, et mis oleks vaadates meie kliimavööndit praegu väga mõistlik samm. Aga ma mingit suurt kurja ma arvan ei tule. Sest mina käisin detsembris, käisin ka siin ujumas näiteks fänniturniiri, kus juures jälle käisin ujumas, et väga mõnus oli. Jah, Mario Trombi ujumised see aasta over-under 15,5. See mees ei tohiks märtsis vingudeid külmanda. Suures, kui ma käisin seal Ungaris mänge vaatamas, seal oli ju vaata mingi paar kraadi oli sooja ja mina olin nagu talvejopega ja mul oli nagu suht jahe oli seal mingid kohalikud vennad ja ma isegi nagu ei räägi mitte ultratest, vaid küljetribüüni perega, vennad on mängudel pusaga ja see ei olnud nagu mitte üks inimene, vaid mingi 10 inimest vähemalt ja noh, ütleme Ungari inimene on ikka karastanud, et kuule, ma käisin Liverpoolis mingi veebruar, mina naine mõlemad oli talvejopaga mingi rõve tuul, nagu see sama, mis täna, aga 7 korda rõve tuul, sa ei suud, ma mõtlesin, et kus ma saaks veel talvejopa, mingi vend on shortside ja pusaga, nagu tuleb vastu plätad, britid on üldse peast segased. See näitabki, et eestlane on nõrk. Kusjuures olen ka ise detsembrikuus Liverpoolis T-särgi veel käinud ja millegipärast seal ei olnud külm. Selge. Nii, märts, aprillis tavaliselt ei juhtu midagi minu meelest. Karika poolfinaali tekki. Aprillis saab tavaliselt esimene peatreener kinga. Davai, mis klubis, Premium Liiga klubis saab esimesena peatreener kinga? No kõige loogilisem pakkumine oleks, ma arvan, äkki Nõmme United vast, äkki. Miks? No, ajalugu on näidanud seda, et eelmine aasta või see eelmine kord juhtus see aprillis. Et edestavad napilt Paidet või? Treeneri vallandamisel või? No, ma ei näe praegu jälle, üks aasta ma mäletan, ma tegin ennustuse, et mitte ükski treener ei saa kinga. See on nii vale ennustus, ära tee sellist ennustust. Mingi maiks oli umbes 3 tükki läinud, et aga mulle tunduvad enamus treenerid nii kindlalt praegu ametis, et kusjuures no praegu on nagu raske näha, kes võiks. No ütleme, selles mõttes Vasiljevid, pigem kindlalt, Andreev, Sahovaikut ka ei usu, et kohe hakkab suuska saama, et Košovski, Prins ka väga kindlad, Karel Voolaid ka ju 2 kuuga ikka kindla ei saa.
screen'iga ära see, vaata. Kõik Tammeka, sa tead, mis sa praegu tegid või? Sa panid needuse peale. Sander Post võib ka kinga saada, noh. Kuressaarel on arvad, neil on raha kedagi vallandada seal või? Ei, vahet ei ole, see on, antakse uus amet, oled Flora Tublis. Ongi juba. Ei, no Flora Tublis U91 võis kannas oled järgmine aasta. Nii, maikuu karikas, kas tuleb üle 4000 pealtvaata? Minu meelest võiks selle panna sellesse formaati, et kas Paide saab eurosarja või ei saa. Kohe jõuame sinna, Brandon, ma saan aru, et sa tahad Paidele kangesti ära panna, aga rahu, meil kõik asjad jõuavad. Esimene küsimus, kas karikafinaali üle tuleb üle 4000 inimese mitte? Kui Pärnu Vaprus mängib karikafinaali, siis tuleb üle 4000 inimese. On minu ennustus. Loosimine on ju tegelikult veebruaris on ju, enne super, või tähendab pärast superkarika. See oli jalgpalligalal, jah. Just. Nüüd jõuame sinu küsimuse juurde, kas Paide saab finaali? Paide saab eurosarja. No, et Paide ei saaks eurosarja, peavad karika võitma Trans, Vaprus või Tammeka. Tammeka oli mängus ju. Ei, Tammeka langes välja. Langes või? Langes ju. Langes. Nõmme United on mängus. Nõmme United on mängus. Tallinna Kalev Velko on mängus. Viimis on mängus, jah. Seda ma tean. Ei maksa unustada. Ja Tammeka langes välja minu meelest. Aga jäänud ongi Paide ja Flora nendest, kes sobivad Paidele. No. Ja eks siis veerandfinaalis Paide ja Flora. See on ju nii loogiline loos. Ma arvan, jah, see aasta finaalis me näeme vähemalt ühte võistkonda siis, kes mängib reaalselt selle peale. No Paide ise, kui on finaalis ja ei ole Flora vastu, siis ta mängib ka tegelikult euros. Tegelikult see olekski vägev, kui oleks Paide versus, ma ei tea, Trans või Vaprus, sellist finaali tahaks. Nagu üks aasta oli Kalju Paide oli. Paide vist oli, jah. Aga ma arvan, et Paide saab eurosarja. Ma arvan ka, et saab. Flora võidab karika. Toon tõenäosus on ikka väike. Nii. Ja nüüd juunis on kõigepealt MM. Graafik on see aasta, me saame ju normaalsel ajal mängida, sest et mängud on ju kas õhtul või öösel, et äkki ei pea 12.30 mängima ometigi. Või 12.00 oli see üks aasta. Mingi debiilsus. Minu meelest seal alagrupis see on nii ajavööndites laiali see, et sa võid... Jaa, aga enne 7 need mängud ikka ei hakka ju. Aga kas näeme publiku huvi langust Premier League vastu? Ei näe, ma olen suht kindel, et kui 26 siis tõuseb publiku number mingi, ma ei tea, 20%. Puhtalt sellepärast, et see muidugi ei ole veel kinnitatud fakt, aga et see ETV ei domineeri neid teleaigasi ja värke, et meil suured mängud järgmine aasta on oluliselt suuremate numbritega, kui olid see aasta. Ma arvan ka, et tõuseb ja MM-iga ei lange. See ei ole midagi langedagi kuskile enam selles mõttes, et... Ei, langeda annab alati. Okei, eurokarikate loos toimub juunis. Mis vastase siis saate endale? Aasta tipsündmus. No, Florale siin pingeid ei saa selles mõttes peale panna, et olukord on nagu väga lihtne, et kui Flora siin normaalselt eurohooaega ei tee, siis me ju kaotame ülejärgmiseks aastaks ikkagi oma koha ära. Et... Kas me kaotame oma koha ära? Ei kaota, Flora läheb alagruppi. Seda on vaja selle jaoks, et meil on vaja edestada järgmine aasta 3 riigist on vaja mööda saada ja see 3 on umbes mingi 0,8 punkti kaugusel. 0,8 on siis põhimõtteliselt 3 võitu ja 1 viik. No Flora on vaja tegelikult alagruppi saada põhimõtteliselt. Et see tegelikult see 0,8 on väga suur vahene, ma räägin, see on 3 võitu, 1 viik on 4 tiimi peale. No. Tõsi, me saame selle 4, ma arvan, suht kindlasti pärast seda kohe tagasi, aga jah, olukord on päris kehv, kui 3 võistkonda mingi hetk peavad mängima jälle, seda on olnud. Et ma ei tea, mina arvan, et pole mingit eeldusi, et me peaks ütlema, et Flora saab alagruppi. No, pole mitte ühtegi eeldust, me peaks arvama. Pigem ei ole hetkel, jah. Aga pöidlad pihus. Eelmine aasta ju ei olnud eeldusi ka ütlemaks, et Flora meistriks tuleb. No, vastab tõele, aga turg on teine vaata veidi enam. Natuke, seal oli vaja kuredi endale jalga lasknud ja püksi lasknud Levadiat edasta, see vaja natuke nagu päris vastavist. Natukene loosi on. No eeldus on paratamatult see, et Floral on ikkagi see asetus ja jätkuvalt veel olemas, viimane aasta on neil. See on tegelikult teile ka, vaata, kui te see aasta ei saa kuhugist, asetus on ka nägemist, mis on väga-väga oluline. Kalju saab ühest vastast jagu? Mitte ainult ühest. Kus, kurat see 2026, ma arvan, et me peame dokumentaalfilmi hakkama Kaljust tegema, see tundub nagu kuldne aasta. Dokumentaalfilmid vaata rikuvad selle sportliku edu ära, aga ma telefoniga filmin kaugelt.
aga mul tegelikult on nagu üks mantra on sa filmid ülis sitast, väga maast, ainus vend, kelle käsi väriseb kõige hullem. Sellepärast ongi see hea dokumentaalne. Aga 26 ma kavatsen olla ülitiini positiivne kõikide asjade suhtes, et positiivsust toob positiivsust on minu 26 aasta moto. Ahah, selge. Et samas, kui Flora ei saa hakkama sellega, seal ma ei saa midagi positiivne olla, aga siis Kalju teeb ajalugu, et läheb otse konverentsiliiga põhiturniiril. Ja siis... Otsa raisk! Ja siis kuradi peale esimest ringi on taob rusikaga vastu Hiiu staadioni seina, kui Kaljul on 9 punkti. Ja siis see sein laguneb ära. Kas sa pead midagi lubama ka, kui sihukest asja saa ikka, kui Kalju jõuab konverentsiliiga põhiturniirile, sa pead midagi tegema, siin samas pead lubama ikka? Vabalt kõnnin jala Tallinnast, kus ma kõnnin. Kuradi Makaabisse reis. No kuskil ma kõnnin, ütleme niimoodi, mida sa kuskil ma kõnnin. Kõnnin kuradi Mustamäelt Õismäele. Ei, ma ütlen mingi hea lubaduse välja, et kunagi ma lubasin, mäletan, et kõnnime Tallinna. Okei, võtame sellest haaramisest kinni. Kui see juhtub, siis aastal 2027 sa kõnnid välismängule Pärnus. Ja, see on lihtne, see on vabalt. Tavai, kui see on lihtne. Nõus. Mitte, et ta kuhugi saate muidugi, aga see selleks. Ma ühe asja unustasin ära, et Kalju mängib oma eurosarja esimest ringi mängib Viiul ju see aasta nüüd, 26. Siuke ennustus. Jah, et sellised asjad. Ma seda hästi ei taha uskuda ikkagi. No, mina ennustan. Ma olen ka kursis, et protsessid liiguvad selles suunas. Et see annab siukse poweri vaata kogu aeg, et me peame ikkagi realistlikumaid ennustusi panema. Aga see ei ole üldse realistlik. Kolmas uus vets Sportland Arena. Sellepärast, et see kunstmuru vahetus ju läks nii libedalt, et selles mõttes ma ei näe mingit probleemi, et euronõuetele vastav staadion ehitada siin mõne kuuga. Minu meelest ei tundu liiga keeruline. No nii, tegelikult me vaikselt koondist me juba rääkisime, suvi saab meil suve teemad ka nagu rääkisime. Juulikuus oleme juba. Ei, me juba jõudsime septembrisse vaikselt, me räägime siin eurokarikast, tema jõuab ju põhiturniirile, te jõuate põhiturniirile, kõik jõuavad põhiturniirile. Eesti jalgpalli õitseb. Eesti jalgpalli õitseb aasta 2026. Kas Aivaril mingit skandaale tuleb? Over-under 0,5? Ma annan Brandonile hinnata seda. Ma arvan, et ei tule. Brand ütleb, et ei tule. Ma ütlen, et tuleb, sest et mis aasta, raisus aasta, kui Aivar ei ütle midagi, mis kihama paneb inimesi. Ma millegipärast arvan, et see 25 oli selline piisavast, et me nagu ei näe eriti, mis juhtuma peaks. Vaata, kus juures selle tegelikult ju sellega, et me teoreetselt võime ühe eurosarja koha kaotada, tegelikult see süsteemi võib ka muutuda, et ei saa välistada, et siin Venemaa jalgpalliklubis hakatakse ka juba lähitulevikus vastu võtma, et ma arvan, see võiks olla üks koht, kus see skandaal saab ka tekkida. Sest et vaikselt, nii palju kui ma Venemaa uudiseid niimoodi vaikselt lipitsen, sest seal on need meeleolud, et siin spordialal meid lasti, seal lasti, et oodatakse juba suuremaid mängualasid ka, et väga põnev saab olema jälgida, kuidas meie fantastiline katusorganisatsioon UEFA ja FIFA sellele hakkavad reageerima. Et see on nagu super. Mingi teema tahtsin veel, just tuli hea mõte, kurat. Aga sügisel... Oktoober. Jah, no siis hakkab, kas meister selgub viimases voorus või varem? Varem. See on jah, juba ütleme septembri alguses on see juba. Ega sa ometi sa ei taha öelda, et Kalju tuleb meistriks? Floral on selline vahe, et siis saab juba rahulikult neid euromänge mängida, et ei pea nagu liiga pärast väga muretsema, et eelmine kord, kui me alagrupis olime, et me jätsime selle tiitli nagu nii nugade peale, et jäime ilma, et sellist asja ei saa rohkem lubada. Ma tegelikult praegu kiirelt siin mõtlesin ümber, et septembri algus on väga keeruline nagu meister juba selge, kui detsembrini kestab hooaeg, et seal siis peaks olema põhimõtteliselt, ma ei tea, mitu punkti ees, et kuule, meil on see aasta üldse 2 tiimi omavahel, kas ma peaks juba sellist asja küsima, et kas Kalju ja Flora loositakse äkki põhiturniiri järel omavahel kokku? Seal on tegelikult huvitav see, et UEFA peab osa kalendri ümber tegema, et võib-olla muidu hakkab Flora Soomes üldse neid oma euromänge mängima, et kui Kaljul on staadion kasutada, siis teisel tiimi võib-olla ei ole. Levadia, kus on, kui kaugel Levadia teist kuninglikest klubidest on? Levadia teeb Maarjamäel trenni sel hetkel, aga ei samas tegelikult nüüd kui ma nagu tõsiselt räägin, ma ei näe, miks ma ennustan Kaljule nii positiivset aastat, sest olgem ausad, Levadia hakkab uuesti võistkond üles ehitama. Paide on juba tõestanud seda, et nendest tiitlimängus asja ei ole.
et nad saavad seda muuta ainult ise. Praegu ükski asi seda ei näita, et nad oleks võimelised seda muutma. Ja noh, Flora, legendaarne, noh, Eesti mängijatega 2 aastat niimoodi üle performida, noh, pole võimalik, et väga lihtne, Kalju on ikka, olen varemgi teinud seda. No siis oli vaata seda, iga aasta tuli miljon eurot tuli Jalkaliidult. Aga Levadia puhul ma ei selles mõttes, noh, need ei saa nagu päris maha ka kanda, et noh, see on natukene nagu Flora tuli nüüd eelmine aasta, et võivad väga vabalt performida, aga ükski märk seda ei näita, et nad seda teeksid. Kas Erik Sorga tuleb tagasi Eestisse? Ego ei luba. Ma ei näe talle kohta ka, kus ta võiks tulla, et kui ainult Flora, aga vist ma... Kas ta näed väljaspool Eestit üldse kohta talle, kus ta võiks? Ei, ikka neid liigasi on veel maailmas olemas. Okay. Mingisugune... Maldiividel ei ole... Ja mõtlen, kus see Sagari tugiaine mängiski kuskil Maldiivi liigas. Tema mängis Kambodžas vist. Kas mõni suurem Eesti, nagu Eesti koondise nimi vaata, võib tulla suvel tagasi Eestisse? Ma ei usu. No Joonas Tamm, ma arvan, võiks... Ma arvan, et Joonas Tamm ei mängi enam Eestis. Üldse kunagi või? Ta lõpetab välismaal. No samas kuule, isegi Klaavan mängis Eestis mõnda aega. Ma arvan, et Joonasel ei ole seda motivatsiooni siin enam taguda nagu. Võimalik, jah. Aga ega ma mingit väga suurt nime nagu tagasi tulemas tegelikult ju ei näe, et meil on isegi nagu paljud mängijad on sellised, kellel võib-olla justkui ei ole nagu kõige paremini nagu, no mitte paljud, aga meil on nagu sellised mängijad, noh, kas see sama Alex Tamm, et kellel võib-olla ei ole nagu justkui klubis nagu kõige paremini, aga sealt on veel nagu nii mitu astet allapoole teha, enne kui sa peaksid nagu Eestist tulema. Kui sa just ise ei taha tulla väga, siis jah, aga ütleme, et ei ole sellist nagu legendaarset, ma ei tea, kuskil Iirimaalt tulevad mängijad tagasi ja siis ega neil seal liiga palju mingeid vahekäike ei olegi, et siis tulebki Eestist tagasi. Et sellist mängijad minu meelest ei ole väga. No olemegi vaikselt detsembris, ma saan aru, et pole mõtet küsida, kes meistriks tuleb, sest siin on juba nagu teie vastused on selged. 2 meistrit on see aasta võrdsed punktid, kõik lisa, need on võrdsed. Flora Kaljuga lõpuks oli sõprusklubid. Jumal hoidku selle eest. Ühend superklubi. Fänniturniiril, kas tuleb kaklus või löök näkku kellelegi? Ma olen positiivne inimene, ütlen, et ei tule. Järgmine aasta ikkagi lõpetate sõbralikumalt. No mul on selline traditsioon vaata seal fänniturniiril, et ma üle aasta siis mängin kas väravas või ründes. Järgmine aasta ma pean nüüd ründes mängima. Nägid videost, et lubasid võistkonnaga kõvasti trenni tegema hakata. Ja ma mõtlengi seda, et kui me 3. aastat peaksime ka Florale kaotama, noh siis ma olen ise kedagi seal. Ma ei tea, kas oma mängijad või ennast. See ei ole mingi 10 aastat meid võitu. Noh, ütleme, arvestades seda, kui palju me teed omal ajal, kui tähtsad mängud olid, võitsime, siis need olid tähtsad mängud. Patrik Kristal saab lõpuks kuhugi kõrgemale tasemele? See on niisugune väga huvitav küsimus, sest ma mäletan, et ma selleks aastaks ennustasin ka, et ta tegelikult on juba... See aasta ennustas, et ta on vapše Bundesliigas. Ma nii lootsin, et see punkt tuleb sulle. Et ei tulnud kahjuks jah, et seal ongi, ma arvan, väga palju küsimus on see, et mida ta nõuandjad asjad ka soovitavad, et justkui sa võiksid sealt Kölni Dublist või mingis isesest tiimi kas lainule minna, aga et kas see on nagu hea käik, noh, seda mul on siit nagu raske, et isegi tegelikult taustalt hinnata, et sa võib-olla ka parem käik olekski see, et kui ta mingi aeg saaks sinna esindusvõistkonna trennidesse juba ja siis veel mängib oma aasta, mängib seal Dublis, et kui see, et ta läheks kuskile, ma ei tea, 3. liiga tiimi lainule. Nii, mul on nii palju küsimusi. Kas parimate valimisel praegune top 3 oli Baskotši, Hein, Keit? Kas see on sama järgmine aasta? Ülikeeruline. Mina arvan ise, et ei ole, sest et Karol Mets on terve. Kui Karol Mets terve on, siis... Okei, siin ma teen ennustule niimoodi ka. Yeah. Aga kui Karol Mets on terve, siis Karol Mets on seal top 3. Ja, tõenäosus on, et aga see sõltub nagu nii paljudest teguritest, et kas Hein saab mängima lõpuks, kas Keit teeb veel sammu edasi. Mulle tundub, et kui Hein isegi ei saa mängida, siis ta on ikka seal top 3. On täitsa uskumatu oli ju, Hein valiti ju Eesti siis rahva poolt 3. meessportlaseks rahvahääletusele, et mis on tegelikult nagu minu meelest nagu täiesti ulme lausa, et arvestades seda, et noh, tegelikult võistkonna spordiala esindajana ta ei teinud ju midagi nagu müstilist see aasta ja Eesti jalgpalli ei läinud kuidagi hästi, et said nagu 3. koha, et ma praegu ei ole üle kontrollinud ka, et mitmendal kohal näiteks Klaavan oli oma Liverpooli aastatel, aga ma arvan, et ei olnud nagu väga palju kõrgemal, et suht siuke ülipopulaarne on. See on huvitav jah, sest et tegelikult kui kedagi mingi spordist oleks valinud, see oleks korvpall pigem olnud, vaatas korvpall nagu tegi asju, nagu ei teinud.
tegija ei teinud nagu kahasse, ega see EM-finaalturniir Kossul oli ikkagi kahetiste tunnetega. nojah, sest jalgpall toob ainult rõõmu No, inimestele. aga noh, et nüüd natuke neid süsteeme ei saa nagu võrrelda ka päris nii. Ei saa. Aga see näitab ikkagi, et mingisugune staatus jalgpallil nagu vähemalt koondise tasemel Eesti ühiskonnas on. või siis on konkreetsel mängijal see. Või on mängijal tõesti. Kas Kalev Kruus ja Toomas Vara tulevad tagasi podcasti, kes Ja ma mõtlesin, kas nad ei ole Eestist ära? et kus nad tagasi tulevad. Ma arvan, et tulevad jah, mingis formaadis tulevad. Ma arvan ka, et nad leiavad mingi väljundi, isegi Peep Pahv leidis endale väljundi. Ma arvan, et nad tulevad täpselt samas sellest tagasi. Ma arvan, et isegi suht vara. Mitte nagu Betsafe nime alt, aga kuskilt mingi muu alt. Seal oleks vaja formaadi muudatust, selle poolt ma olen küll nagu. Seda ma ei oska öelda, eks nad ise teavad ise, mis neil on nagu muudatust vaja. Ma ei ole nende nii-öelda soovitaja. Ma ise endal oleks ka palju ideid, aga see on nende asi. Ma usun, et tulevad. Ma arvan, et tegelikult neid on nüüd juba nagu vaja. No, arvestades juba see, et kui nad lahkusid, siis keegi kloppis selle Tarmo Kingimägi parimate palade video ja see sai juba see, et see sai mingi 7000 või 10 000 vaatamist minu arust. Juba see näitab, et tegelikult ju siis on ikkagi rahval vaja neid. No see oli äge video ka, et see nii-öelda siis kui muru oli rohelisem ja tabas sinisem Tarmo Kink oli äge küll. Vot, ma ütlen, Eesti jalgpalli oleks vaja, et Tarmo Kink saaks Paidest kinga. Ma tahtsin täpselt sama öelda, et Kams võiks ju podcasti heaks selle sammu teha. Aga ega ma ei tea, on teil endal mingeid mõtteid veel, mida ma ei ole küsinud? Nende jalgpalliteks seoses oli mul küsimus, et kas Palberg on äkki ise top 3-s 2026? Ei, ma ei usu. Ma arvan, et mõnevõrra vara. Ma arvan, et ta peab ikka välismaal kohe pauguga jala pauguga. Ta peab jalaga paugu lahti lööma. Ukse pauguga lahti lööma. See on see klassik. Jalaga ukse pauguga lahti lööma. Nina on verest väljas, vaata. Ühesõnaga, ma arvan, et Palbergiga on see teema, et me natuke ise haibime, mitte meie kolmekesi, aga jalgpalli ühtsus natuke haibib teda üle ka. No noori mängijad paratamatult. Ei, absoluutselt, aga ma arvan, et ta ei saa veel top 3. Pigem ei saa, jah. Vaata, ülemineku turg lõpuks näitab seda, et kas seda aga kuhu ta võib saada, on parim noor. Võib, absoluutselt. Kes nüüd sai Kristal, on ju? Kristal sai. Aga nad on mõlemad seal noores, et ei oleneb, kuidas neil omavahel. Ma teen niisuguse ennustuse, et kummaski ei saa Palberg. Kristal on ju selles noore kategoorias veel 2 hooaega veel, vaata, et see on aega on. Aga lugesin ka Tribüüni Telegrammist, et Kristal on haibitud vend. Ei, seda ma olen ka kuulnud, jah. Et tervitusi sellele härrale. Vaata, kõigil on oma arvamus. Absoluutselt. Ma kusjuures, et keegi valesti nüüd aru ei saaks, ma ei ütle, et Palberg on nagu, ma ütlen, et ta on veidi haibitud, et ta nagu ei ole nagu 100% haibitud. Ma ei oska seda praegu seletada, aga kellegi jääks nagu see vale arvamus. Mis see järgmine samm on ja kuidas minema hakkab? Just. On veel meil mõtted seoses aasta 2026? Minul on teile kui naiste jalgpalli ekspertidele kohe küsimus, et kas naiste liiga lõpetatakse 7 naiskonnaga või vähemalt arvu naiskondadega? Ma arvan, et väga bold ennustuseks lõpetatakse 6-ga, aga ju siis äkki kuidagi saadatakse hakkama praegu. Tegelikult, ma arvan, et üks veel loobub. See on niisugune ennustus lootuses eksida, aga tegelikult ega see Tabasalu olukord liiga roosin ei ole. Ma hakkasin mõtlema seda, et pigem on võib-olla praegu küsimus, et kas alustatakse 7 või 6 või 7 naisokkonnaga. No vaata, kui sa alustad 6-ga, siis ei saa 7-ga lõpetada üldse. Ma ei tea, kas algne plaan äkki vist oli ju see, et Tabasalu naiskond osaleb ka Asturbo turniiril, kui ma millestki valesti aru ei saanud. Aga nad mängisidki. Mängisid ikka? Ei. Seal oli see plaan, et nad mängivad nagu nende noortega, aga nad võtsid ära need, et nad ikkagi ja Tabasalu nii-öelda siis see võistkond, kes eelmisel hooajal esindas Tabasalut, mängisid Jõgeva Vulsi. Ma mõtlesin see uus võistkond, kes hakkab järgmisel aastal mängima, et nemad pidid mängima. Ma sain ka nii aru, et nad pidid, aga ikkagi ei mänginud. Tegelikult on keeruline asi üldse natuke et on teoreetiliselt mingeid tiime, kes on esiliigas, aga nad nagu viisakalt ütlesid ära. Ja keeruline seis, et kui
aasta 26 on Kalju jaoks parim aasta, siis naiste jalgpalli jaoks ta on ikka väga raske aasta. Jah, see klubide suhtumine natukene viskab nagu üle, et noh. Kas Flora, mitu korda Flora ei võida järgmine aasta meistriliigas? Lõpuks tõstavad tiitli pea kohale ja ma arvan, et teevad mingi 2 viiki. Ja mina ise mõtlen seda, et kes inimene, kes ei ole nagu nende sportlike vahekordade ja jõukordadega liiga hästi kursis, et kas Paidel on alust juba siin, ma ei tea, uuel aastal juba hakata mingisse mängu sekkuma või see võtab ikka rohkem aega? Tiitlisse mitte. Top 3 jah. No, top 3 on suht lebo ennustus. Top 3 peaks ikkagi selle koosseisuga olema, seal ongi küsimus lihtsalt. Aga ma arvan, et Viimsi saab kõrgema koha kui Paide lõpuks. Seal on, Sportingut ei saa ka unustada, nemad on ka veel seal. Jah, aga tuleb liiga palju uusi. Teda hästi palju sõltub sellest, et kus see Tabasalu naiskond lõpuks laiali maandub ka. Ei muidugi, aga ma saan aru, et mingid lähevad ikkagi Sakusse ka. Mingid Sakusse, et me nägime ju mingid lähevad Paidesse. Midagi on Paides juba, et eks see nagu jaguneb laiali ka selle liiga peale nagu. Aga üldiselt ta on siuke naljakas liiga, et seal on tegelikult Flora, siis on ilmselt Paide, Saku ja Viimsi on suht tugevad, siis on nagu Kalev ka suht tugev, see on nagu Elva ja Tabasalu, mis on ilmselt väga tegelikult see suht ühtlane võib olla seal ikkagi seal kuule Elva ja Tabasalu, need saavad ikka väga peksu. No, jah, mina ennustan, et Tabasalu ei alustagi. Aga ma arvan, et suht ühtlane on lihtsalt seal, me praegu eeldame, et Elva on endiselt seal lõpus, aga sealt ülespoole on ikkagi päris põnevaid mänge tuleb nagu. No aga seal oli see aasta nii. No Flora oli ikkagi nii. Ei, ma räägingi, et 2. kuni 6. koht oli see aasta ka nii. Ja kõige tähtsam küsimus, mitu plagu Flora fännid ise põlema panevad enda see aasta? Ei ole plaanis meil teisi plagusid, mida põletada. Ma sain aru, et eelmine kord ka ei olnud, aga nii juhtus lihtsalt. Tööõnnetust. No võt, siis ei tule tööõnnetusi. Võtta, tuleb õppida vigadest. Tark õpib teiste vigadest, aga natuke lollim, aga ka tark õpib ka enda vigadest. Aga väga kõikidest vigadest tuleb õppida. Aga väga loll ei õpigi vigadest. Nii on. Ma ei tea, miks ma Maarjal otsa vaatasin, kuidas ta ütles. Kuidas ma suht vastan kvalifikatsioonile ka siin. Sa lihtsalt kuulasid neid Maarjo ennustusi. Ei, okei, kuule, tegelikult ega me siis rohkem vast ei tule praegu ette, et käisime läbi nii kronoloogiliselt kui ka ideeliselt kui ka teemade kaupa, et järgmine aasta saab jälle seda pool tundi kuulata ja mõelda, mis kuradi ainete all me olime, see on eriti see Kalju osa. Aga loodame, siis tuleb tore aastana, saab jalgpalli nautida ja kuradi probleeme võiks vähem olla. See on nagu tegelikult saaks pidanud üldse teistpidi olema, vaata, et kui minu need Kalju ennustused lähevad täide, siis teie kui väga suured skeptikud oleksite pidanud ise midagi välja pakkuma, et kuna see on nii ebatõenäoline, siis mida te olete valmis oma elus tegema? Ei, mul pole mõtet nagu, mis siis, kui ülehomme Brandon läheb kuule, et ma ei pea nagu sükste asjade pärast mõtlema, pead vaeva nägema. Kuna see on nii ilmselge, et ta sinna läheb, siis tulebki kaasa aidata. Absoluutselt. Kuule, aga okei, aitäh teile aasta 2025 eest, paneme edasi aastale 2026 edasi, järgmine episood, räägime lugusid. Ja siis loodetavasti tuleb meile aasta ajakirjanik külla, siis räägime ajakirjandusest ja kõigest sellest ja siis vaatame edasi. Aga aitäh kuulamast, kuulge, et teiega olid Ivan, Maarjo ja Brandon ja nagu ikka, järgmine reede uuesti. Tšau! Head uut aastat! Tšau!